hommikust ja tere tulemast siis RTK riigihangete teemalisele infopäevale. Räägime siis täna ennekõike sellise nii-öelda riigihangete ABC, et mida siis üldse teha, et riigihange RTK-le töösse saata ja kuidas see riigihanke protsess välja näeb. Nendele, kes on meie kaudu juba hankeid varem teinud, tõenäoliselt väga palju uut informatsiooni ei ole, aga võib-olla siis hea meeldetuletus ja mõne asja kordamine. Kui teil on küsimusi, siis küsige julgelt jooksvalt kogu aeg vahele, tõstke siis kätt või kirjutage chati või tehke mikrofon lahti ja andke märku, et soovite küsida. Kindlasti küsige, ärge jätke küsimata, kui teil on mingit infot lisaks vaja või tahaks midagi täpsustada, sest selle jaoks ma täna siin olen, et kõikidele küsimustele siis koos vastused leida. Nii, aga lähme siis asja kallale. Riigihangete protsess siis laias laastus näeb välja selline, et kõigepealt tegeleme planeerimisega, siis lähteülesande ehk ka LÜ oleme siin kasutanud erinevates dokumentides LÜ koostamine ja tehnilise kirjelduse koostamine, seejärel siis riigihanke alusdokumentide koostamine ja riigihangete registris vastavate dokumentide vormistamine ja riigihanke avaldamine. Peale seda ja siis ka päringutele vastamine, kui pakkujatel on siis alusdokumentide kohta küsimusi. Seejärel, kui on laekunud juba pakkumused, siis tuleb hakata kontrollima siis pakkujate ja pakkumuste vastavust ja läbi viia pakkumuste hindamine. Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, siis lõpeb riigihanke lepingu sõlmimisega ja sellele siis järgneb lepingu täitmise protsess. Aga siis edaspidi siin nüüd räägin kõikidest nendest etappidest sisulisemalt ka. Alustades siis riigihanke planeerimist tuleb siis silmas pidada meie toimemudelis kokku lepitud selliseid keskmisi menetlustähtaegu. Ja need siis on niimoodi, et kui tegu on lihthankega või dünaamilise hankesüsteemi alt piiratud menetlusega, siis selle läbiviimine võtab üldjuhul 2–3 kuud, avatud menetluse ja DHS-i loomine enamasti 3–4 kuud. Sotsiaal- ja eriteenuste menetlusaeg on 2–5 kuud, siin on hästi suur varieeruvus, et see sõltub hästi palju siis sellest hanke ülesehitusest ja keerukusest, et kui palju seal on erinevaid tingimusi ja kui sisuline on siis pärast nende tingimuste kontrollimine ja hindamine. Ja kui tegu on rahvusvahelise menetlusega, siis tuleks arvestada 4–5 kuud. Kindlasti me toimetame võimaluse piires nii kiiresti, kui saame, et ei istu ja ei oota, et meil on 4 kuud aega, et küll me kunagi jõuame. Et enamasti ikkagi tahaks loota, et saame pigem minimaalse ajaga, aga kindlasti tuleb ette ka neid hankeid, kus menetlusaeg on isegi pikem kui siin ära toodud menetlusajad. Et see sõltub hästi palju erinevatest asjadest. See aeg siis läheb jooksma sellest hetkest, kui see hange jõuab meie lauale töösse, ehk et on valminud lähteülesanne ja tehniline kirjeldus. Et siis sellest hetkest, kui meie hankespetsialist saab hakata selle hankega tööd tegema, et sellest ajast siis hakkab see aeg jooksma. Ja olen siin välja toonud ka mitmed aspektid, mis siis mõjutavad seda menetlusaega. Et üks asi siis kindlasti lähteülesande ja tehnilise kirjelduse kvaliteet, ehk et kui teil on endal alles hästi toores kõik ja võib-olla ongi niisugune tehnilise kirjelduse projekt, mida tahaksite koos veel arutada ja täpsustada ja mitmeid kordi on vaja seda edasi-tagasi põrgatada, et siis see kindlasti muudab seda menetlusaega pikemaks. Siis teine asi siis samamoodi kooskõlastusringid, et kui meie majas üldiselt on need hästi lühikesed, et hankespetsialist kõik dokumendid koostab ja jurist kooskõlastab, rohkem pikemaid ringe pole, aga erinevatel asutustel on siis oma majasisesed ringid ka väga erineva pikkusega
ja võtab erinevalt aega. Et on neid asutusi, kellega tõesti info liigub väga kiiresti ja need oma majasisesed kooskõlastusringid on kas hästi lühikesed või siis toimivad hästi kiiresti, aga on kindlasti ka neid asutusi, kus majasisesed kooskõlastusringid tulenevalt siis oma maja töökordadest võivad olla pikad, kaasata erinevaid inimesi ja paratamatult seetõttu võtta ka palju aega. Et see on siis kindlasti üks asi, millega peab arvestama, et kui te ise teate, et teie majas need kooskõlastusringid on pikad ja aeganõudvad, et siis kindlasti varuga siis hakata ka riigihanget planeerima, et mitte pärast siis olla ajahädas, kui kooskõlastus võtab kuu või halvemal juhul 2. Siis kindlasti mõjutab kogu menetluse kestust erinevate menetluslikud aspektid, näiteks kui seal on lubatud meil läbirääkimised, need võivad kauem aega võtta või kui avaldame riigihanke ja pakkujate küsimustest nähtuvalt saame aru, et seal on vaja võib-olla riigihanke dokumente muuta, et siis ühtlasi tõenäoliselt tuleb pikendada ka pakkumuste esitamise tähtaega. Siis samamoodi, kui meil on hästi palju või hästi keerulisi tingimusi pakkujatele ja pakkumusele, et siis nende tingimuste kontrollimine võib olla aeganõudev, seal võib juhtuda, et tuleb teha pakkujatele täiendavaid järelpäringuid. Eriti keeruline on lugu siis, kui meil võib olla välismaiseid pakkujaid, kelle käest siis nendele küsimustele vastuste saamine või nende asukohariigi ametiasutuste erinevate tõendite saamine võib olla päris keeruline ja ajakulukas, et meil on siin juhtumeid, kus me oleme välisriigi pakkujatega korduvalt palunud esitada mingeid täiendavaid tõendeid, siis läheb aega, nad otsivad oma riigi ametiasutustest mingeid pabereid, mis, kui nad need meile esitavad, me saame aru, et need ei ole päris need või need ei kinnita seda, mida me oleme oodanud. Tuleb seal täiendavaid dokumente siis paluda esitada, et see kõik võtab päris palju aega. Ja üks aeganõudev etapp on kindlasti ka pakkumuste hindamine, et kui meil on kvaliteedikriteeriumid, et me ei hinda ainult numbriliste näitajate alusel, näiteks madalama maksumuse alusel, vaid hindame ka pakkuja meeskonda, teenuse kirjeldust, võib-olla ajakava või mingeid aspekte veel. Et siis see kindlasti võib olla ka päris ajakulukas, eriti kui seal on võib-olla moodustatakse hindamiskomisjonid ja seal on palju liikmeid, kelle kõigi käes siis selle sisendi saamine võib võtta aega. Ma olen siin ära toonud siis seadusest tulenevad piirmäärad ja minimaalsed kohustuslikud menetlusajad, aga ma ei hakka neid siin eraldi nagu ette lugema, et pärast siis saate ise vaadata, et kui teil on sellise maksumusega leping või hange plaanis, et mis siis puhtalt need seadusest tulenevad kohustuslikud ajad on. Ma vaatan, et siin on vahepeal chatis tulnud ka küsimusi, et kas hindamiskriteeriumi ei pea kohe esitama koos LÜ-ga. Hea oleks, et kui teil on mingisugune ettekujutus endal ikkagi olemas, et te siis selle meile juba ka teada annaksite, et me kindlasti seal lähteülesandes ei eelda, et te oskate need ise perfektselt ja lõplikult sõnastada, et pigem on meie jaoks oluline aru saada, et kas te tahate hinnata madalamat hinda või te näete, et seal võiks hinnata ka meeskonda, ma ei tea, näiteks mingit uuringu metoodikat, pakkumuse kirjeldust, kui on mingi teenuse kirjeldus näiteks või ajakava või mingeid erinevaid aspekte. Et siis hankespetsialist juba saab sealt edasi ka küsida ja suunata ja saata ka mingeid näidiseid, kuidas me varem oleme teinud. Et selles mõttes ikkagi oleks hea, kui seal lähteülesandes on juba ka teie esialgsed mõtted vähemalt kirjas. Aga mida põhjalikum see eeltöö ja lähteülesanne on, et seda kiiremini me kindlasti saame edasi liikuda. Nii. Siis on küsimus, et kust maalt jookseb hankija halduskoormuse hea ja mõistlik tava välismaalasest pakkuja dokumentide kontrolli puhul? Ütleme niimoodi, et eks seda on natukene raske öelda, et seadus näeb meile ette kohustuse ikkagi sisuliselt veenduda, kas pakkuja ja pakkumus vastab või ei vasta. Et loomulikult, kui me sealt ikkagi mitmel korral ei saa neid dokumente, mis meile üheselt mõistetavalt tõendaks, et pakkuja või pakkumus vastab, siis tuleb see ühel hetkel see tõenäoliselt tagasi lükata või teha siis vastavad otsused.
aga kindlasti on hankijal kohustus ikkagi üritada välja selgitada neid asjaolusid, et seda on ka riigihangete vaidlustuskomisjoni praktika korduvalt kinnitanud. Ja siia ma olen siis toonud ka veel ära piirmäänad ja menetlusliigid, et lihtsalt oleks selge, et millest me räägime, kui on maksumused sellised või teistsugused. Ja olen ära linkinud siia siis ka sotsiaal- ja eriteenuste ning tavateenuste CPV koodide tabeli, ehk et selle alusel saab näha, et kas mõni teenus on tavateenus või on sotsiaalteenus või eriteenus, millele siis on menetlusreeglid natukene leebemad. Et väga üldistatult näiteks sotsiaalteenusteks võivadki olla erinevad koolitusteenused, nõustamisteenused ja eriteenused on näiteks turva- ja toitlustusteenused, et nendel on siis natuke teistsugused reeglid, natukene leebemad kui avatud menetluse puhul. Siis riigihanke planeerimine kindlasti on üks hästi oluline etapp kogu riigihanke elukaares, et oleks aegsasti ette planeeritud, millal on vaja jõuda lepingusse ja sinna oleks jäetud siis mõistlik aeg riigihanke läbiviimiseks. See riigihange ilmselgelt ei ole midagi asi iseenesest, mida me tahame tellijate kiusamiseks teha, aga paraku see on asi, mida seadus nõuab, et oleks tehtud ja seal on väga palju erinevaid reegleid ja keerukusi, mis natuke pikaks kogu seda protsessi venitab. Aga me omalt poolt kindlasti üritame teha siis kõik endast oleneva, et saaks võimalikult sujuvalt selle riigihanke seal ära tehtud. Aga riigihanke ettevalmistamisel siis kindlasti tasub mõelda, et kas oleks vaja teha turu-uuring või on selge kõik, mis selle riigihanget puudutab, et on täpselt teada, millised tooted või teenused turul on, millised pakkujad on, millised on need nõuded ja tingimused, mis hanke jaoks on olulised. Et enamasti ikkagi võiks seda turgu uurida ja see on ka riigihangete seaduse alusel täitsa lubatud tegevus, lihtsalt et selle puhul peab siis ka meeles pidama, et see oleks tehtud niimoodi, et ausalt ja läbipaistvalt ja konkurentsi tagavalt, et keegi pakkujatest siis ei saaks selle turu-uuringu käigus mingit eelist või kuidagi mingit soodsat infot. Aga siin slaidide lõppu ma panen pärast siis ka ühe meie eelmise aasta lõpust pärineva koolitusvideolingi, kus on siis olnudki koolitus turu-uuringu läbiviimise ja tehnilise kirjelduse koostamise kohta, et ma täna sellest väga pikalt hea meelega ei räägiks, aga et siis saate sealt järgi vaadata. Ja siin on küsimus ka chatis, et kas tuleb juttu ka sellest, kuidas see peaks olema läbi viidud ja kuidas peaks tegema, et ma täna seda väga pikalt ei lahkaks. Ma panen selle koolituse lingi, kus siis Evelin on poolt eelmise aasta novembris vist, et see on üsna värske ja väga ajakohane, aktuaalne koolitus, et kuidas seda siis teha. Aga ütleme niimoodi, et variante on erinevaid, et võib teha niimoodi, et otsida siis ise pakkujate, ütleme interneti avarustes siis infot. Võib pöörduda pakkujate poole küsimustega, seda saab teha nii meili teel kui ka riigihangete registri kaudu, et riigihangete registris on täitsa selline turu-uuringu moodul olemas, et kus saab siis, seda info saab sinna salvestada ja kõikidele pakkujatele saab siis ühtemoodi ja ühel ajal sealt infot välja saata. Ja võib teha ka pakkujatega näiteks mingeid infopäevasid või veebikohtumisi, et hästi oluline lihtsalt on see, et kui sellist turu-uuringut tehakse ja turuga suheldakse, ehk et see ei ole lihtsalt ise internetist info otsimine, vaid ikkagi käib pakkujatega mingi infovahetus, et siis sellest oleks tehtud mingisugune kokkuvõte, memo, protokoll, mingi vormistatud siis mingisugune jälg ja seda tuleb siis pärast, kui see riigihange avaldatakse, siis tuleb seda kajastada ka riigihanke alusdokumentides. Et selles suhtes see on oluline, et tagada seda läbipaistvust ja oluline on siis vaadata, et kas sealt turu-uuringu käigus saadud info mõjutas siis ka hankijate hankedokumente kuidagi koostama või mõelda, et kas pärast sellist turu-uuringut oleks mõistlik anda pakkujatele, kui see riigihange avaldatakse, natuke pikem aeg pakkumuste esitamiseks, kui seadus nõuab, et ka need pakkujad, kes võib-olla turu-uuringus ei osalenud, saaksid siis nii-öelda selle infoga ennast kurssi viia ja teistel ei oleks mingit eelist.
et eks see turg ju valdkonniti on väga erinev, et mõnes valdkonnas võib-olla ongi ainult 1, 2, 3 pakkujat hankijale teadaolevalt, võib-olla mõnes hankija ei teagi, kas seal üldse keegi või kes seda teenust pakub. Aga kindlasti on ka neid valdkondi, kus pakkujaid on kümneid ja kümneid, et ega selles turu-uuringus siis hankija ei pea kindlasti kõiki neid 20, 30, 40 ettevõtet kaasama, et oluline on, et ta teeb siis mingisuguse sellise laiapõhjalise valiku, et ja siis selle info pärast edastab siis sinna hankedokumentide juurde, et ka kõik need ülejäänud, kes selles turu-uuringus ise ei osalenud, saaksid aru, et milliste tingimuste osas ja millise detailsusega on siis selle turuga tegelikult enne suheldud. Siis lähteülesande esitamise koha pealt, et kindlasti esitada lähteülesanne siis tähtaegselt, et riigihangete, RTK hankeplaanis on siis määratud lähteülesande esitamise aeg ja me väga palume, et need lähteülesanded tuleksid tähtaegselt või juhul, kui teil on näha, et te mingil põhjusel ei jõua seda tähtaegselt esitada, et siis andke meile kindlasti teada, et siis me teame ka arvestada oma töökoormuse ja tööjaotusega, et kas mingid asjad tulevad hiljem või kui näiteks ka jäävad üldse ära. Et selles mõttes see on täiesti arusaadav, et kui me paneme aasta alguses seda hankeplaani kokku, siis hästi raske on päris kuupäevalise täpsusega ette näha, on ju, et kas ma siis 1. mail või 3. juunil jõuan oma asjad esitada, et selles mõttes on päris kindlasti väga tavapärane, et see elu vahele tuleb, aga lihtsalt meie jaoks on hästi oluline, et annate meile aegsasti teada, et me oskaksime arvestada nende hilinemiste ja ärajäämistega ja samamoodi ka nende hangetega, mis ootamatult teie lauale kukuvad, mida aasta alguses keegi ette ei näinud, aga aasta kestel ikkagi selgub, et on vaja teha. Et nende puhul siis ka, et kohe, kui teil on see info, et me hakkame siin tegema ühe hankeplaani välise hanke tehnilist kirjeldust ja see tuleb teile töösse, et siis andke meile kindlasti palun teada sellest. Ja kui vähegi võimalik, siis ärge suunake hanget töösse niimoodi, et te saadate lähteülesande ja tehnilise kirjelduse ära ja ütlete, et te lähete ise nüüd 3 nädalaks puhkusele. Et suveperioodil loomulikult kõik me tahame puhata ja see natukene paratamatu on, et mingid asjad langevad ikkagi kellegi puhkuse ajale. Aga kui see nii on, et te ise lähete ära puhkusele ja ei saa olla kontaktiks, et siis andke teada, et kes siis teid asendab ja kellega me saaksime täpsustada, kui meil tekivad küsimused, sest et hankespetsialist kindlasti üksinda hankedokumente kokku panna ei oska, et ükskõik kui hea või põhjalik või detailne on see tehniline kirjeldus, siis mingid küsimused ikkagi tekivad, kas või selleks, et lihtsalt ise aru saada, kuna need riigihangete esemed on ka nii erinevad, et teinekord on nad lihtsalt nii keerulised, et meie valdkondlikult kindlasti kõiki üksikasju ei tea ja selleks, et hankedokumente koostada, on meil vaja ikkagi aru saada, et mis tingimused ja mida me ostame või tellime. Et see oleks kindlasti üks suur palve ja hankeplaanis toodud lähteülesande esitamise tähtaja osas siis see ka, et meie talituse juhid saadavad teile ka kuu aega varem meeldetuletusi, et teil on järgmisel kuul vaja esitada siis lähteülesanne. Et see on näiteks üks koht, et kui te näete nüüd, et teile tuleb RTK-st lähteülesande meeldetuletus, aga te saate aru, et tegelikult te selle kuu aja jooksul seda esitada ei jõua või selleks tähtajaks, nagu oli kokku lepitud, et siis see on hea võimalus kohe reply'ga panna tagasi ja öelda, et sellised asjaolud tuleb hiljem ja kui te oskate ka prognoosida, millal see hiljem on. Et meie jaoks selline vahetu suhtlus ja info jagamine on kindlasti hästi oluline, et me suudaksime oma töid ja tegemisi ka planeerida. Nii, siis lähteülesande vorm, et ma seda vormi ennast siia praegu ära ei too, ma saan selle panna ka pärast selle kirjaga kaasa ja saata, kui on kedagi võib-olla, kellel seda ei ole kohe käepärast. Aga lähteülesande vormil on siis, ta ongi selline tabeli kujul Wordi dokument, kuhu on siis vaja võimalikult palju lahtreid ära täita. See on riigihanke nimetuse lühikirjeldus, eeldatav maksumus, lepingu sõlmimise aeg ja kestus, maksetingimused, rahastusallikas, viide
välisvahenditele või rahastajale, kui tegu on mingi toetuse rahadega. Kindlasti hästi oluline, et kui teil on olete saanud selle hankelepingu jaoks mingit toetust, ma ei tea, kas välisrahad või ka võib-olla mingid siseriiklikud programmid ja nendel rahastajatel on ka riigihankel eritingimused, et siis see on hästi oluline, et selle info ka meile edasi annaksite, sest meie üldjuhul toimetame riigihangete seaduse alusel, aga teatud juhtudel tuleb siis lihtsalt sealt rahastaja poolt selle raha kasutamise eeldusena kaasa mingid tingimused ka riigihankele, et siis on hästi oluline, et selle info meile ka edasi annaksite, et pärast ei tekiks probleeme, kui rahastaja hakkab kontrollima ja avastab, et mingid tema poolt seatud nõuded on täitmata. Siis lähteülesandes ära märkida kindlasti ka turu-uuringu või infopäeva kohta info ja kõik muud eritingimused, et kui te ise näete, et on mingit olulist infot, mida meile anda, et siis kõik see sinna kirja panna. Ja sinna võiks olla siis pandud kirja ka esialgsed ettepanekud pakkujate kvalifitseerimise ja vastavustingimuste kohta ja ka hindamiskriteeriumid, et ma rõhutan siin veel kord, et me ei oota, et peaksite neid sõnastama lõplikus detailses variandis nii, et copy-paste lähevad need hanketeatesse, aga oluline on see, et sealt tuleks see mõte, et mida te üldse ise näete, et saaks või peaks kontrollima või mis on need olulised aspektid. Ja kui teil on endal mingid tingimused, mida te olete ka võib-olla varasemates hanketes juba kasutanud, et loomulikult siis see on väga hea, kui teil on nad juba ka mingid sõnastusettepanekud. Aga et selle peale ei pea pead vaevama, et see lähteülesande vormi täitmine jääb selle taha, et ei oska neid tingimusi sõnastada, et seda kindlasti ei pea muretsema. Ja juhul, kui on olnud samalaadseid hankeid varem, et siis see info võiks ka olla seal lähteülesande vormil märgitud. Seda siis ennekõike seetõttu, et me oskaksime arvestada summeerimise reeglitega, et me ei eksiks siis selle vastu. Ja teistpidi ka selle jaoks on see oluline, et kui me teame, et teil on olnud varasemad hanked, et siis võib-olla kas seal on olnud mingeid muresid, et me teaksime uues hankes siis arvestada, et mingid asjad teha teistmoodi või kui on olnud, et mingid asjad on jube hästi töötanud, et siis see info on ka oluline, et me siis teame, et neid asju ei näpi, et need las siis jäävad niimoodi. Ja Natalial on käsi püsti. Tere, Kati. Ma tahtsin küsida, kas need summeerimise reeglid kehtivad asutuse kohta või mis üksuse kohta, et kuidas sellega arvestada? Ja, need on asutuse kohta. Ja et põhimõtteliselt, kui tegemist on mõne uuringu või analüüsiga või koolitusega, siis põhimõtteliselt tuleb arvestada terve asutuse kõigi erinevate osakondade summadega, eks ole? Või kuidas see käib? See summeerimine, eks seal on nagu need omad nüansid, aga see laias laastus see reegel on see, et kõik tegevused, mis on suunatud konkreetselt samale eesmärgile või on kuidagi funktsionaalselt koos toimivad, et kui ei oleks ühte, ei oleks teist, on ju, et siis need asjad tuleb summeerida. Et summeerimine, seal on nagu hästi palju nüansse, et niimoodi nagu sellist rusikareeglit öelda on natuke keeruline, aga näiteks ei pea summeerima kõiki ühe asutuse erinevaid uuringuid, et see peab ikkagi vaatama seda sisu ja eesmärki ja koolituste puhul samamoodi, et päris nii ei ole, et kõik koolitused on ühele eesmärgile suunatud, et seal on ikkagi need omad nüansid. Aga selles osas on nagu, esiteks ma panen selle kohta ka ühe koolituslingi siia slaidide lõppu, mis me siis aasta lõpus läbi viisime, aga et see ongi täpselt see koht, et mida rohkem infot te meile annate, seda paremini me oskame siis kaasa mõelda ja nõu anda, et see on jällegi see koht, mida te ei pea kindlasti ise oskama välja mõelda, lihtsalt oluline on siis meile see info anda ja siis me saame koos vaadata peale. Et mis puudutab ka näiteks erinevaid välisrahastuse projektirahasid, et siis on ka niimoodi, et iseenesest see, et nad on samast projektist rahastatud, ei muuda neid automaatselt kohe summeeritavateks. Ehk et see rahastusallikas üksinda ei näita, et neid peab summeerima. Küll aga tihtipeale lihtsalt on see, et sealt samast rahastusallikast tulenevad tegevused ongi juba piiritletud mingi konkreetse eesmärgi saavutamiseks, et siis võibki olla, et seal kogumis nad ikkagi tuleb summeerida. Aga et lihtsalt see, et meil on, ma ei tea, erinevad hanked siin
oskagi ühtegi näidet võib-olla head tuua, ma ei tea, Tallinna ringtee ehitus ja siis on kuskil mingi Tartu ümbersõidu projekteerimine, on ju, et see, et nad on ühtekuuluvusfondi rahastusega mõlemad, ei tähenda, et me neid kõiki peame summeerima, et seal peab ikkagi nagu vaatama siis seda funktsionaalset koostoimivust, samale eesmärgile suunatust. Kindlasti on seal mõju ka seda ajaline mõju, potentsiaalse pakkujate ringi mõju, et seal neid aspekte on nagu hästi palju, et sellist ühte rusikareeglit ei taha öelda, aga laias laastus jah, need on need aspektid, mida peab siis hindama, aga siis ongi hästi oluline, et te meile selle info annate ja siis me saame koos mõelda. Ma loodan, et ma enam-vähem vastasin. Hästi ümmargune jutt oli, aga jah, et ilma nagu konkreetse kahtluseta on nagu sellist pole nagu väga selget vastust keeruline kohe öelda niimoodi. Okei, aitäh. Ja vahepeal nägin vilksamisi oli kuskil üks käsi veel püsti. Kas keegi tahtis midagi veel küsida? Ei, juba sain vastuse. Okei, aitäh. Nii, aga andke siis jälle julgelt märku, kui on küsimusi. Et tegelikult hästi tore on, kui teil on küsimused, et siis me saamegi lahata selliseid teie enda päriselu kaasuseid. Nii, aga miks seda lähteülesannet siis üldse vaja on? Et see ei ole selline vormitäide või kiusumehhanism, et see on ikkagi vajalik selleks, et meie hankespetsialistidel oleks siis niisugune selge konkreetne alus, mille pealt hakata koostama siis riigihanke dokumente. See kindlasti on oluline, et valida õige menetlusliik, koostada siis need dokumendid, seada pakkujatele ja pakkumustele tingimusi, koostada hindamiskriteeriume ja hankelepingu koostamiseks samamoodi, et seal on kõik need maksetingimused ja tähtajad ja kõik muud elemendid. Selle lähteülesande kohta ütlen nii palju ka veel, et see on meie jaoks töödokument, ehk et ei ole selles mõttes nagu oluline, et ta on hästi korrektselt vormistatud ja sõnastused on kõik juriidiliselt korrektseks timmitud. See ei ole oluline, et ta on töödokument ja selle pealt me hakkame neid tingimusi kõiki hankedokumentides koostama. Et meie inimesed sellega tegelevad ja vastutavad selle eest, et need oleksid siis sõnastatud täpselt nii, et nii nagu seadus eeldab. Aga oluline on saada siis teie käest see mõte ja sisu ja idee, mida ja kuidas üldse võiks hakata siis nagu tingimusi seadma. Et selles mõttes ei maksa muretseda, või neid lauseid timmida seal, et oleksid hästi korrektsed. Et muidugi, kui te seda teete, siis see on kindlasti hästi tänuväärt, aga et selle taha lihtsalt ajalises plaanis ei peaks seda aega liiga palju kulutama, et pigem anda see sisu ja mõte edasi, et siis saab sealt pealt juba edasi minna. Nii, et ma võtan siit järjest nüüd läbi mõned olulised kohad, mis seal lähteülesande vormil, mis lahtrid on ja räägin, et mis see ootus nende kohtade peal on. Et alustan riigihanke nimetusest ja lühikirjeldusest, et see tundub sihuke lihtne ja loogiline tõenäoliselt, et eks teil oma peas ju mingid mõtted kohe tekivad, kuidas neid riigihankeid nimetada, et minu üks soovitus, et hoida see nimi võimalikult lühike ja konkreetne, selge, et ei pea seda nimetust väga pikaks venitama, et oluline on, et see põhipoint tuleb välja ja tegelikult ka riigihangete registris seal hanketeate vormi peal on see kirjelduse lahter, et sinna saab siis nagu rohkem avada, mis selle asja eesmärk ja sisu on. Lähteülesandes kindlasti hästi väga palun, et oleks ära toodud ka see, et kui te nüüd hankeplaani oma hanke esitasite, tõenäoliselt see on alles nii algusjärgus info, et pandi sinna mingisugune pealkiri umbes kirja, on ju, ja kui te nüüd seda tehnilist kirjeldust ja lähteülesannet vormistate ja te tegelikult nagu leiate, et seda nime tuleks täpsustada, et siis palun markeerige seal lähteülesande vormis ära ka see hanke nimetus hankeplaanis, et kui meie seda hankeplaaniga hakkame kokku ajama, siis mõnikord need nimetused on nii keerulised ja nii sellised detailsed ja need projekti, et hankeplaanis on, ma ei tea, Harjumaa projekt, aga tegelikult hankes on juba kirjas mingisugune täpne piirkond või vahemik, et me oskaksime siis seda seostada selle hankeplaaniga, et selle jaoks palun siis kindlasti seal välja tuua, sest et muidu me vaatame, et on hankeplaani väline hange ja tegelikult hankeplaanis olnud hange üldse pole töösse tulnud ja siis tekib seal lihtsalt seda segadust. Et siis seda vältida, siis oleksime hästi palunud, kui see on seal välja toodud, et selle kohta on täitsa eraldi rida ka olemas seal. Siis riigihanke eeldatav maksumus, see on nüüd üks hästi oluline asi, et selle alusel hakatakse valima menetlusliiki, et
See tuleks siis esitada sinna käibemaksuta summana ja kui riigihange on jagatud osadeks, siis välja tuua ka osade eeldatavad maksumused. Ja tahaks hästi tugevasti üle rõhutada, et eeldatav maksumus ei ole siis rida eelarves, vaid eeldatav maksumus on see päris vahetult eelneva aja keskmine turuhind nii-öelda. Et ma saan aru, et riigiasutuste planeerimine käib riigieelarve järgi ja kui sul riigieelarves on mingi asja jaoks ette nähtud 50 000, et siis on nagu keeruline mõelda, et ma tegelikult riigihankes ütlen, et see summa on midagi muud, aga päriselt riigihangete seaduse järgi tuleb tegelikult hankijal nagu päris tõsiselt sihuke realistlik eeldatav maksumus välja arvutada. Riigihangete registrisse me peame selle ka esitama, see on kohustuslik väli, et me peame seal selle ära markeerima, küll aga siis ei ole kohustus seda avalikult teha. Et teisest küljest jällegi, kui mõni pakkuja seda küsib, siis meil ei ole ka alust keelduda selle avaldamisest. Ütleme, et laias laastus on ta tegelikult avalik info, et me seda saladuses hoida ei saa, küll aga me ei pea teda siis ise sinna välja reklaamima, kui te mingil põhjusel näete, et te pigem ei taha seda teha. Kuigi ma arvan, et jällegi turule selle indikatsiooni andmine võiks olla pigem mõistlik. Et ma tean, et siin on need hirmud, et siis nad küsivadki nii palju ja muidu äkki me saaksime ikkagi odavamalt mingeid asju, aga et siis peabki kaaluma, et mis need kaalutlused on, et kas avaldada või mitte avaldada. Siis riigihanke osadeks jagamine. See on ka selline keeruline teema, et ühest küljest ei tohi jagada, teisest küljest peab jagama. Et väga laias laastus on siis reegel selline, et riigihanget ei tohi tükeldada erinevateks riigihangeteks eesmärgiga, et siis mul on mitu väikest osa ja ma saan lihtsamate reeglitega hakkama. Et kui mingi ikka selline konkreetne üks tükk või üks eesmärk on, siis isegi kui see jagada mitmeks riigihankeks, et kui mingeid tegevusi saab teha eraldi, et siis menetlusreeglid tuleb valida igale sellele üksikule väiksele tükile ikkagi selle summeeritud kogumaksumuse järgi. See siis tähendab, see kohaldub siis sellisel juhul, kui me jagame nad täiesti erinevateks riigihangeteks, erinevateks menetlusteks. Samas ühe riigihanke sees on lubatud osadeks jagada. Näiteks, ma ei tea, ostame toiduaineid, et siis ei ole mõistlik osta koos kõiki erinevaid toiduainete gruppe, vaid jagamegi osadeks näiteks, ma ei tea, puuviljad, köögiviljad, piimatooted, lihatooted, kalatooted, mis iganes. Et niimoodi on okei teha, aga et kui me nüüd sellise näite puhul teeksime kõik need toiduainete kategooriad eraldi riigihangetena, siis me peaksime ikkagi menetlusreeglid valima kõikide osade summeeritud maksumuse järgi. Et siin on nagu natukene selline justkui vastuolu, aga tegelikult seda vastuolu ei ole. Et selles mõttes lihtsalt on oluline jälgida, et meelega niimoodi ei tohi siis sellest RHS-i reeglitest kõrvale kalduda. Küsin, et kas vahepeal on äkki küsimusi tekkinud? Ei ole. Siis lähteülesandes võiks ära märkida ka selle, et kas soovite sõlmida hankelepingu või raamlepingu. Et laias laastus see vahe on siis selles, et hankeleping on siis leping hankija ja pakkuja vahel ja seal on väga konkreetsed rahalised huvid ja siis selle lepingu esemeks on asjad, teenused või ehitustööd ja et selle juba on mõlema poole jaoks vastastikused kohustused. Raamleping seevastu on siis selline kas ühe või mitme ettevõtjaga või ühe või mitme hankijaga sõlmitud leping, milles kehtestatakse selle raamlepingu kehtivusaja vältel sõlmitavate hankelepingute tingimused. Laias laastus näiteks hankeleping on konkreetse uuringu või ehitustöö tellimine või konkreetse seadme ostmine. Et ma tean, et mul on vaja 8. juuniks käesoleval aastal tellida mingisugune, ma ei tea, mingi laboriseade. Tean, et mul on ainult ühte vaja ja kõik need tingimused on paigas, siis on ilmselgelt hankeleping. Aga näiteks, kui ma tean, et mul on vaja terve järgmise aasta jooksul tellida tõlketöid või mingeid muid asju, siis ma sõlmin pigem selle raamlepingu, ehk et kus mul ei ole need tingimused võib-olla nii teada ja siis iga selle üksiku korra puhul
on siis eraldi reeglid, et kas meil on ühe pakkujaga raam, kus meil ongi, et me saame tellida jooksvalt nii palju, kui on vaja, või näiteks IT-arendustööde puhul on väga levinud see, et ongi raamleping mitme pakkujaga mingi süsteemi arendamiseks, aga et siis iga selle konkreetse arendustöö tüki kohta tehakse minikonkurss. Et selles mõttes, et siis nad konkureerivad juba selle raamlepingu sees uuesti siis igakordselt, et neid variante on erinevaid. Ja kui te kahtlete, siis see on jällegi see koht, kus me saame seda koos arutada, kui me neid hankedokumente kokku paneme. Et on nagu väga selged kaasused, et ilmselgelt hankeleping, ilmselgelt raamleping, aga eks on ka selliseid piiripealseid olukordi, kus tulebki mõelda, et kumba pidi siis nagu mõistlikum on, et saada hankija jaoks kindlasti see, mis hankija soovib, aga teisest küljest ka menetluslikult võimalikult vähese vaevaga siis või võimalikult kiiresti. Ja hästi oluline on kindlasti see, et kõik tulevase hankelepingu tingimused peavad olema kajastatud riigihanke alusdokumentides juba. Ja kui seal on toodud hankedokumentidesse lepingu projekt, siis täpselt sellisel kujul see leping sõlmida tuleb. Et praktikas oleme näinud seda, et kui edukas pakkuja on välja valitud, siis ja hankija allkirjastab lepingu ära, saadab pakkujale, et siis hakkab pakkuja seal avastab igasuguseid asju, mida ta kõiki tahaks täpsustada ja ümber kirjutada, et seda ei ole lubatud teha. Et see on isegi väärteo korras karistatav, et põhimõtteliselt tuleb sõlmida täpselt sellisel kujul. Seal võib loomulikult täita need tühjad väljad ja kui seal tekib, ma ei tea, mingi aadressi täpsuse või ütleme siis vormilised täpsustused, siis neid võib teha, aga sisulistes tingimustes muudatusi teha ei tohi. Kui ilmneb, et on mingisugune asjaolu, elu ikka tuleb aeg-ajalt vahele oma üllatustega, ja ilmneb, et seal on mingi asi, mida ikkagi ilmselgelt niimoodi täita ei saa, et on vaja seda lepingut muuta, siis igal juhul tuleb see leping ära sõlmida sellisel kujul, nagu ta hankedokumentide juures oli ja siis vaadata, et kas esineb mõni RHS-is toodud aluslepingu muutmiseks ja siis vormistada eraldi juba lepingu muutmise kokkulepe. Et kindlasti ei tohi siis enne muuta. Siis lähteülesandes peaks ära tooma ka lepingu täitmise tähtaja. Meie üldine soovitus on see, et kui vähegi võimalik, siis tuleks vältida konkreetsete kuupäevade sätestamist, sest kunagi ei tea, millal me selle riigihankega ühele poole jõuame, millal see leping üldse sõlmitakse. Et kui me siin näiteks märtsi alguses kuulutame riigihanke välja ja paneme sinna kirja, et oktoobriks peaks olema see ehitustöö tehtud ja siis juhtub selline lugu, et kogu see hankemenetlus venib, esitatakse võib-olla vaidlustused või jõuame isegi kohtusse või on siin välismaised pakkujad, kelle kontrollimine võtab väga kaua aega ja me jõuame selle hankelepingu sõlmida alles septembris, aga hankelepingus on kirjas, et oktoobriks peab olema valmis, et siis on jama, et siis, kui seda ei jõua sellisel kujul enam valmis ehitada, siis tegelikult ei ole tõenäoliselt ka alust nii suures ulatuses seda hankelepingut pärast muuta. Et võimalusel tõesti, ma saan aru, väga tihti on erinevad rahastajate tingimused, et peabki olema raha välja makstud hiljemalt, ma ei tea, 27. detsember ja igal juhul peab olema selleks tehtud, aga et siis peabki kaaluma, et kas see riigihanke ajakava üldse on nagu realistlik, et meil ei tekiks seda olukorda, et kus me oleme võib-olla paar kuud enne seda lepingu täitmise tähtaega pole veel lepingut sõlmitud. Et meie soovitus on panna, kui vähegi võimalik, siis et lepingu täitmise periood sätestada alates lepingu allkirjastamisest. Et näiteks ongi, ma ei tea, 2 kuud lepingu allkirjastamisest, et siis on selge, et sellest hetkest, kui see allkiri lõpuks sinna lepingule alla saab, et siis hakkab see aeg jooksma. Et mitte see aeg ei jookse kogu aeg nagu vähemaks sinna sätestatud lõpptähtaja poole. Et see on selline kõige olulisem soovitus võib-olla selle tähtaja määramisel. Siis on oluline kindlasti silmas pidada, et kui teil on mitu erinevat hanget, mis on ajaliselt kuidagi üksteisest sõltuvad, nad järgnevad, et ühte tööd ei saa teha enne, kui see teise hankeleping on täidetud või kuidagi vastupidi, et siis see info on ka kindlasti hästi oluline meile. Nii sel juhul, kui need mõlemad hanked on tulevad meie lauale töösse, kui ka sel juhul, kui te selle mingi jupi kuidagi olete ise saanud või seal on juba varasemad kohustused peal,
et me oskaksime sellega siis arvestada, et need tingimused oleks kindlasti siis alusdokumentides kirjas niimoodi, et ka pakkujad teaksid siis nende asjadega arvestada. Et lepingusse saab panna ka selles mõttes selliseid tingimuslikke tähtaegu, et sõltuvalt sellest, et kui juhtub see, siis on nii. Kui me oskame ette näha ka võimalikke hankelepingu muutmise vajadusi, just eriti lepingu täitmise tähtaja osas, et siis neid asju saab ka lepingusse ette kirjutada. Pannagi näiteks, et kui on teada, et näiteks uuringute puhul, kui on vaja siis Andmekaitse Inspektsiooni mingeid lubasid, et siis võib näiteks kirjutadagi, et me eeldame, et selle loa saamine võtab aega 6 aega, aga kui võtab kauem pakkujast sõltumata, et kui pakkuja on oma poolt nagu kõik ära teinud, aga temast sõltumata võtab kauem aega, et siis selle aja võrra pikendame lepingut, et niimoodi on võimalik kõike sätestada, aga siis on hästi oluline, et need tingimused on selged ja ühemõtteliselt juba hankedokumentides kirjas, et neid oleks võimalik, siis ei olegi tegemist selles mõttes nagu klassikalises mõttes lepingu muutmisega, vaid ongi siis lepingus ette nähtud muudatuste alusel siis teisiti täitmine. Aga et hästi oluline on, et need oleks ikkagi kindlasti siis alusdokumentides kirjas. Ja samamoodi siis hankelepingu pikendamise ja uuendamise võimalused, et seal peab olema siis väga selged alused, et kui on nii ja nii, siis juhtub see või pikendatakse või ei pikendata või et nii hankija jaoks kui pakkujate jaoks oleks hästi selge, et kuidas selle lepingu alusel siis toimetatakse. Siis kindlasti hästi põhjalikult peaks läbi mõtlema lepingu alusel siis tasu maksmise, et kas on tervikuna kogumaksumus ja makstaksegi kogu valmis töö eest või makstakse kuidagi ühikhindade alusel. Samamoodi, kas makstakse kõik korraga siis, kui on leping täidetud või makstakse kuidagi perioodiliselt, ma ei tea, iga kuu või makstakse mingite etappidena, et kui see osa on valmis, siis makstakse ära. Kui see osa on valmis, siis makstakse nii palju, et see tuleb siis kindlasti ka läbi mõelda. Ja maksetähtajad. Selleks, et ka pakkujaid ja mängusõpru hoida, tuleks mõelda siis selle peale, et maksetähtajad võiksid lepingutes olla võimalikult lühikesed, et loomulikult need oma sellised tööprotsessid, mis oma asutuse sees on, peavad olema tagatud, aga üldjuhul võiks mõelda, et maksetähtajad võiks 2 nädala sisse mahtuda, et enamasti ikkagi jõuab selle 2 nädalaga need arved ära maksta. Et loomulikult siin võib olla mingeid eritingimusi, eriti maksmiste puhul võib see tuleneda sellest, kui meil on mingid välisrahastajad ja need arvete tasumine käib kuidagi mitte ainult läbi riigikassa, aga võib-olla mingid protsessid on kuskil taustal veel, et siis loomulikult võivad nad olla pikemad ka, aga siis peaks vaatama, et nad oleksid ikkagi võimalikult optimaalsed, et neid pakkujaid ka mitte liiga palju kurnata, et nad peavad oma ressurssi panema lepingu täitmisesse ja siis selle raha tagasi saavad kunagi mitme kuu pärast. Siis tuleks läbi mõelda ka lepingu täitmisega seotud kulude hüvitamine, et kui on lepingu täitmisega mingeid võimalikke kaasnevaid kulusid, mida me näeme ette, et võib tulla, aga võib ka mitte tulla, et siis hea oleks need ka sätestada kuidagi eraldi ja nende hüvitamine ette näha, et pärast ei tuleks seda kauplemist, et pakkuja ütleb, et tema ei saanud ja ei pidanudki sellega arvestama. Samas hankija ütleb, et tema ka ei arvestanud, sest lepingus sellist asja ei olnud ja raha selle eest eelarves planeeritud ei ole. Et need võiksid siis olla ka selgelt välja toodud. Ja näiteks juhul, kui on pikemad lepingud, siis võiks mõelda ka hinna muutmise regulatsiooni või indekseerimise peale. Üks kõige levinumaid näited ongi siis tarbija hinnaindeksi alusel lepingu hinna muutmine näiteks kord aastas või poole aasta jooksul, aga seal võib olla ka mingeid muid näitajaid, mis oleks siis selleks aluseks, mille vastu võrrelda siis seda lepingus kokku lepitud hinda. Aga need on jällegi need asjad, mis kindlasti peavad olema juba hanke alusdokumentides kirjas, et neid hiljem sinna juurde tekitada ei ole võimalik. Nii, lähen siis edasi kvalifitseerimistingimustega, et kvalifikatsiooni kontrollimise eesmärk on siis tuvastada pakkuja ehk et selle ettevõtte eeldatav suutlikkus sõlmitavat hankelepingut täita. Kvalifitseerimistingimused peavad olema proportsionaalsed ja asjakohased, et need ei tohi kuidagi põhjendamatult siis turgu piirata või seda pakkujate ringi piirata.
aga kindlasti rõhutan ka, et kvalifitseerimistingimuste seadmine ei ole kohustuslik. On täiesti okei ka mitte ühtegi tingimust seada ja pigem siis mõelda selle peale, et täpsustada võimalikult põhjalikult ja detailselt pakkumusele esitatavaid tingimusi. Et see sõltub hästi palju sellest hankelepingu esemest ja sellest konkreetsest valdkonnast, et kas seal need pakkujad on teada, et ongi tegelikult väga väike hulk neid pakkujaid niikuinii, et siin ei ole mõtet mingeid kvalifitseerimistingimusi seada või siis teistpidi vastupidi, et kui on ikkagi teada, et seal on ka väga palju selliseid uusi tulijaid, kellel võib-olla ei ole varasemalt kogemust ega midagi, et siis tasuks jällegi kaaluda seda. Aga see on ka täpselt see koht, mida me saame ka koos mõelda ja aidata siis arutada, et kas ühe või teise hankelepingu puhul võiks olla see asjakohane või pigem mitte. Et üldiselt on siis see lähenemine, et vähem on rohkem, aga kui tuleb küsida, siis ikkagi hankija jaoks on oluline ikkagi ka mingisugune turvatunne ja selline minimaalne veendumus tekitada. Aga jällegi siin on hästi oluline mõelda läbi ja küsida seda, mida päriselt saab kontrollida. Et kui me tahame mingeid tingimusi seada, siis tuleks läbi mõelda, et kuidas need pakkujad meile tõendavad, et nad seda tingimust täidavad. Kas seal on mingid sertifikaadid või kinnitused või mingid andmekogud kuskil või tellijate kinnitused või mis iganes, et küsida võib erinevaid asju, aga pärast võib lihtsalt tekkida see olukord, kus me oleme portsu otsas, et kuidas me nende tingimuste täitmist kontrollime. Et seda siis peab ka kindlasti nagu ette läbi mängima. Siis vastavustingimused. Vastavustingimused nüüd on tingimused, mida seatakse pakkumusele ehk et sellele pakutavale tootele, teenusele, ehitustööle. See võib olla näiteks meeskond, tegevusload, mingid sertifikaadid, kvalitatiivsed näitajad, näiteks siis mingid eseme tehnilised kirjeldused või tehnilised spetsifikatsioonid, teenuse osutamise kirjeldused, ajakavad, tarneajad, garantii, mingisugused eritingimused. Et neid variante on siis palju ja need sõltuvad siis konkreetsest hankelepingu esemest. Hästi sage ongi just nimelt selle meeskonna küsimine, et paljudes hangetes me olemegi läinud selle peale, et me ei sea eraldi tingimusi sellele ettevõttele ehk pakkujale, küll aga valime hoolikalt, milliseid inimesi me siis lepingu täitmise juurde lubame. Et see meeskonna tingimuste nõue on üsna levinud, aga siin siis peab kindlasti ka mõtlema, et mis on need minimaalsed tingimused, mis on hankija jaoks olulised ja millised on need kogemused, mis sellel meeskonnal peaks olema olnud. Et ma siin olen ka välja toonud mõned sellised nüansid, mille peale kindlasti peaks mõtlema. Et näiteks eesti keele oskust tervelt meeskonnalt nõuda tõenäoliselt enamasti on piirav, samamoodi on see ka raskesti kontrollitav. Küll aga on täiesti okei, et kui meil on koolituse hange ja ma ei tea, ta peab tulema tegema riigiametnikele koolitust, et siis me eeldame, et tal on ikkagi mingi keeleoskus on ju olemas, et läbi tõlgi päris koolitust teha on keeruline. Ja seal ilmselt tekib veel mingeid ametikohti või meeskonna rolle, mille puhul see keeleoskus ikkagi on oluline. Samas jällegi mingite teiste rollide puhul peab mõtlema, et kas seda saab ka tõlgi vahendusel teha, et me ei piiraks lihtsalt siis ettevõtete vabadust oma meeskonda valida. Ja vaatan, et on tulnud küsimus, et kui vastavustingimusena kasutan meeskonna kogemust, kas on kohustuslik siduda meeskonna liikmed hankelepingu täitmisega? Üldiselt on küll, sellepärast, et muidu tekib lihtsalt see jama olukord, et hankemenetlusest ta tuleb väga vinge meeskonnaga, võidab selle hankelepingu ja siis, kui täitmiseks läheb, siis pole nendest inimestest varjugi, on ju. Et lepingutes me oleme üldjuhul selle meeskonna liikmete seose riigihankega ära toonud ja meil on sinna toodud ka välja siis meeskonna liikmete vahetamise tingimused, et need siis, kui tekib see olukord, kus mõni meeskonna liige, ma ei tea, läheb töölt ära, jääb haigeks, mis iganes on ju, teda on vaja välja vahetada, et siis sellisel juhul peab see see, kes siis asendajaks tuleb, et peab siis vastama nendele samadele tingimustele, et siis tuleb seda uuesti siis hankijal veenduda. Aga nende meeskonna liikmetega on kindlasti see
panen ka südamele, et mõelda läbi, et mis on see minimaalne meeskond, keda me küsime ja kontrollime siis riigihanke etapis. Et kõik need, näiteks kui me toome sinna suure meeskonna, küsime 9 erinevat inimest ja rolli, siis me peame arvestama sellega, et meil võib tulla, siin mõned viimase aja näited on 13 pakkumust näiteks. Siis see tähendab, et kui me oleme küsinud meeskonnas 9 inimest, siis 9 inimest tuleb korrutada 13-ga ja kõik need CV-d tuleb ka päriselt sisuliselt üle kontrollida. Ehk et meie soovitus on see, et loomulikult pakkumuses mingi minimaalne meeskond peab olema tagatud teatud teenuste puhul ja seda ongi väga oluline kontrollida. Aga me saame jätta selle võimaluse, et mingit meeskonda me kontrollime pakkumuses, ehk et enne seda veendumust me üldse ei sõlmigi temaga hankelepingut, aga mingite meeskonna liikmete osas saab jätta siis nende nimetamise hankelepingu faasi. Ehk et ütlemegi, et need 3 projektijuht, mingi kvaliteedijuht, uuringujuht peab olema tal näidatud pakkumuses, peame olema hankelepingu sõlmimiseks juba veendunud, et tal on need inimesed ja vastavate kogemustega olemas, aga siis igasugused muud abistavad ametikohad või rollid esitab ta alles peale hankelepingu sõlmimist. Ehk et sellega me vähendame pakkuja seda koormust, et ta ei pea juba pakkumuses esitama neid CV-sid kõiki ja teistpidi me vähendame ka enda koormust, et me kontrollime siis ainult sellel ühel pakkujal neid isikuid, mitte me ei kontrolli kõigil, kes pakkumuse esitavad. Nii, siin on vahepeal, läksin siit nüüd edasi. Siin oli paar küsimust, kohe vaatan. Nii, siis oli küsimus, et kas saab nõuda, et pakkuja peab tõendama, et tal on pakutud meeskonna liikmetega olemas kehtiv töö või koostööleping. Kas saame veenduda, et pakutav meeskond üldse teadlik on sellest, et neid pakutakse? Ütleme niimoodi, et seda, et ta peab olema pakkuja endaga kindlasti töösuhtes, ma pigem ei küsiks, sest et meie jaoks ju tegelikult see töösuhe ei ole oluline otseselt ja paljudes valdkondades pigem ongi sellised nii-öelda vabakutselised, kes toimetavad võib-olla mingi oma OÜ alt, aga pakuvad siis teenust suurematele firmadele või teistpidi võib-olla on mingid väga spetsiifilised rollid, keda ongi Eestis väga vähe ja siis mitmed pakkujad tegelikult kasutavad neid samu isikuid oma pakkumustes. Et ma pigem nagu seda ei piiraks, küll aga saab loomulikult küsida siis selle CV juurde selle inimese enda kinnitust, et ta on teadlik, et teda sinna esitatakse ja ta on ka nõus osalema selles hankelepingu täitmises. Et pigem mina kasutakski seda versiooni, et me ei nõua seal mingeid töösuhteid, sest see tegelikult sellele, ma olen nõus, et siin võib vaielda, et võib-olla kui tal on ikkagi konkreetne töösuhe, siis ta on ka selle pakkuja kontrolli all rohkem, aga see on jällegi võib teistpidi olla nagu väga piirav, et me siis piirame seda ettevõtlusvabadust otsustada, et kuidas nad oma teenuseid pakuvad, aga et siis seda leevendakski see, et kui see isik annab ka siis oma kinnituse ja oma allkirja, et ta on teadlik, et teda esitatakse ja ta on ka nõus siis osalema hankelepingu täitmisel. Ma loodan, et ma nüüd vastasin sellele küsimusele. Nii, siis on küsimus, et kui hankija on sätestanud tingimused referentslepingutele ja hange on jaotatud mitmeks osaks, kas siis summeeritakse referentslepingute maksumus kokku kõikide osade peale või piisab sellest, et kõikides osades on kajastatud samad lepingud? See nüüd sõltub hästi palju sellest, et kuidas see tingimus seatakse. Et saab see, et me oleme kasutanud erinevat moodi, kuna kui hange on jagatud osadeks, siis pakkuja saab valida, kas ta tahabki esitada ainult ühele osale pakkumuse või ta tahab esitada mitmele. Ja siis me olemegi kasutanud erinevaid variante, et ongi näiteks üks variant, et igal osal on see oma nõue ja põhimõtteliselt ta saab seda nõuet kõikide osade nõuet täita ühe sama lepinguga. Aga me oleme sätestanud ka selliseid tingimusi, et kui pakkuja osaleb või soovib esitada pakkumuse mitmele osale,
et siis see kvalitingimus on nagu kuidagi summeeritud nõue, et see sõltub hästi palju sellest, et kuidas see tingimus on sõnastatud, et põhimõtteliselt saab mõlemat pidi teha. Nii, ja siis on veel küsimus, et tegelikult on siin probleem, küsimus, kuidas kontrollida, et hanketeenuse tegelikult ka viib läbi pakutud meeskonnaliige, mitte mõni praktikant ning meeskonnaliige kirjutab lihtsalt tööle alla. Ühe võimalusena pakun, et ei saa lihtsalt oodata, et pakkuja teeb töö ära, vaid peab hoidma teenuse osutaja meeskonnaga sidet. Jah, tegelikult siin on juba väga kenasti ise ära vastatud ka, et see oht alati on, et ja isegi mitte oht, aga ma arvan, et see on ka reaalne praktika tegelikult, et need projektijuhid või mingid muud ametinimetused kinnitavad ja vastutavad oma allkirjaga, aga tihtipeale seda tööd teeb ikkagi nagu suurem meeskond seal taustal. Aga ma arvan, et selles mõttes siin on väga hea lahendus ka toodud, et tegelikult hankijal endal ongi võimalus siis hoida pidevalt seda silma peal ja seda lepingut nii-öelda ohjes, et erinevate kohtumiste kaudu, et hoida seda vahetut kontakti ja veenduda, et need inimesed, kes allkirju annavad, tegelikult on ka selle teemaga kaasas ja ei tegele kuskil mujal hoopis mingite muude asjadega. Et see kindlasti on keerukus ja väljakutse, eriti kui on suured meeskonnad ja ongi normaalne, et mingid taustatööd teevad teised isikud täiendavalt, mitte siis ainult need, kes on pakkumuses esitatud meeskonnaks. Nii, siis on küsimus meeskonnaliikmete väljavahetamise kohta, et kas uus liige peab vastama hanke algatamise hetkel kehtinud tingimustele. Näiteks kui küsin eelnevat töökogemust eelneva 3 aasta jooksul, hange algas 2024, leping on pikaajaline. Kas väljavahetatava isiku kogemus peab ka pärinema aastast 2024 ja sellest 3 aastat tagasi või on arvestuse perioodi aluseks aasta 2025 ja 3 aastat sellest? See sõltub hästi palju sellest, kuidas see tingimus on sõnastatud, aga pikemate lepingute puhul me kindlasti soovitame siduda ta lahti selles mõttes hanketeatest või sellest riigihanke algamise ajast, et kui meil on pikad lepingud, siis meie mõte ju ei ole see, et sellel inimesel pidi olema hankele eelneval ajal see kogemus, vaid oluline on see, et kui ta nüüd ka tuleb pardale poole lepingu pealt, et tal siis selleks ajaks on see kogemus, aga see sõltub hästi sellest tingimusest, et siin võib olla ka olukordi, kus ikkagi on mingil põhjusel mõistlik sätestada teistmoodi, aga see on kindlasti väga oluline aspekt, mida läbi mõelda. Nii, ja siis, et kas siin pole mitte tegemist teise ettevõtte vahenditele tuginemisele ja sellisel juhul peaksid ettevõttes mitte töötavad isikud esitama enda kohta hankepassi. Ütleme niimoodi, et ma isegi jään nagu käigu pealt praegu vastuse võlgu, et ilmselt see sõltub natukene sellest, et kuidas need täpselt on vormistatud, need tingimused ja kuidas on kogu see osalus ka pakkuja poolt reguleeritud, et ma ei tea, Evelin, kas sa kuulad meid, kas sa äkki tahad korra kaasa mõelda siin kõva häälega? Evelin ei kuula. Nii, aga vahepeal oli käsi püsti Lianal. Ja minu teada peaks see olema siis sätestatud alusdokumentides ja sellisel juhul on õigus nõuda küll, et kui näiteks töö vahepeal vahetub ettevõte, et siis on õigus nõuda ka uuelt ettevõttelt neid, aga muidu vist ei ole see nagu võimalik. Jah, et siin sõltub ka sellest, et siin on ettevõtte vahetamine on nüüd veel teine eraldi küsimus, aga eks ta ongi see ka, et kui ta kaasab lihtsalt selle inimese oma meeskonnas, et siis ta, ütleme, et neil omavahel klassikalises mõttes ilmselt on see halduvõtu suhe, aga ta ei ole selles mõttes hankija jaoks nagu puhas halduvõtt ja teistpidi ta ikkagi on, sõltub hästi palju, kuidas me oleme need enda tingimustes seadnud ja ilmselt see natuke sõltub ka sellest, et kas meil on tegu rahvusvahelise avatud menetlusega või lihtsustatud korras menetlusega, et siin selles mõttes jah, isegi ei ole nagu sellist praegu kohe lõplikku ühte ja ainust õiget vastust. Evelin on ka vahepeal juba vastanud, et jah, sama, et sõltubki, kuidas ta on kirja pandud. Nii, siis on veel küsimus, et kas selline ajaline piiramine ei ole diskrimineeriv nõue seoses LHP ja muud taoliste tööturul teemal olemisega.
Ja see on ka väga õige tähelepanek, et selles osas on tulnud ka võrdsete võimaluste volinikult hankijatele selline tähelepanu juhtimine, et kindlasti nende meeskonna liikmete puhul varasema kogemuse nõude seadmisel peab mõtlema siis selle peale, et me ei diskrimineeriks neid inimesi, kes on olnud töölt ära võib-olla lapsehoolduspuhkusel või muudel põhjustel. Et siin kindlasti peab neid aspekte ka mõtlema, et kui me ütlemegi, et peab olema hanke väljakuulutamisele eelneval 3 aastal teinud mingeid tegevusi, et siis ongi kohe see, et kes on olnud lapsehoolduspuhkuselt tagasi tulnud, siis tal ei saagi olla sellist kogemust, on ju. Aga et see on paras keerukus, et ühest küljest loomulikult arusaadav, et eesmärk ju riiklik poliitika on, et ei tohiks neid diskrimineerida ja peaks kindlasti soodustama seda tööle naasmist emadele ja isadele. Aga teistpidi, et eks hankija jaoks on ka jällegi oluline ju, et tal on vastavate kogemustega inimene ja võib-olla kui sellele lapsehoolduspuhkusele eelneval ajal on ta olnud väga kõva tegija, aga tegelikult see sõltub ka valdkonnast, on ju, et võib-olla mingis IT-valdkonnas need praktikad ja meetodid on tõesti nii ultrakiirusel arenevad, et see 5 aasta tagune kogemus täna hankija jaoks, et see ei täida seda eesmärki, et siis on paras väljakutse. Jah, ja siin on toodud kommentaar ka, ma vaatan, et see on huvitav teema, et samas kui inimene on puhkusel, siis on keeruline tugineda sellele, et ta oma kvalifikatsiooni hoidis, et täpselt, et isegi üks asi on see, kas ta sellel ajal hoidis, aga teistpidi ongi, et isegi kui ta suutis hoida, et siis võib-olla seda eelnevat taset, et siis tegelikult mingites valdkondades võib-olla need praktikad ja töövõtted on nii kiiresti muutuvad, et see, mis töötas 4 aastat tagasi, siis täna on see juba ajale jalgu jäänud. Et need on kindlasti hankijate jaoks suured väljakutsed, aga siin kohe niimoodi käigu pealt häid lahendusi pakkuda, universaalseid lahendusi on raske, et iga üksiku hanke puhul saamegi koos mõelda. Et teil ilmselt valdkonna ekspertidena on see turutunnetus ja meie saame siis aidata mõelda, et kuidas need õigusaktidest tulenevad regulatsioonid saaksid täidetud. Nii, ja siis pakkujate ja pakkumuste kontrollimine ja hindamine, et kõrvaldamise aluseid pakkujate puhul kontrollib RTK, et seda enamasti saab teha automaatselt riigihangete registri liidestuste kaudu. Pakkuja vastavust kvalifitseerimistingimustele kontrollime siis oma pädevuse piires meie, aga kui seal on mingid spetsiifilised valdkondlikud nüansid, siis me kindlasti ootame sinna ka teie sisendit, kuna teie olete valdkonna eksperdid ja tunnetate seda sisu kindlasti paremini. Pakkumuste vastavuse kontrolliga on niimoodi, et see on hästi tihedas koostöös. Meie teeme ära selle osa, mida meie aru saame ja oskame, aga jällegi, et kui siin on sellist valdkondlikku spetsiifikat, ma ei tea, mingite seadmete töömehhanismid või meeskonnaliikmete kogemused, et kui tal peab olema, ma ei tea, näiteks IT-valdkonnas mingi konkreetse keele kirjutamise oskus või midagi muud sellist, et siis me kindlasti usaldame selles osas teie kogemust, et teie valdkonna ekspertidena teate neid asju paremini, et see ongi tihedas koostöös, aga siis otsused vormistab ja koostab ja allkirjastab meie hankespetsialist ja korraldab siis ka otsustest teavitamise. Pakkumuste hindamisega on niimoodi, et kui hindamise aluseks on numbrilised näitajad, näiteks madalam hind, ma ei tea, tarneaeg, töö valmimise aeg, garantiiaeg või võib-olla veel mingid väga konkreetsed nagu fikseeritud näitajad, siis saame selle hindamise läbi viia meie, aga kui seal hinnatakse siis kvaliteeti ehk et näiteks, ma ei tea, uuringumetoodikat, meeskonnakogemust, töökirjeldust, ajakava, mingit idee kontseptsiooni või mingit muud sellist valdkondlikku asja, siis selle sisendi annab ikkagi siis teie hindamiskomisjon või hindajad, et kuidas kuskil määratud on. Küsimus on tulnud vahepeal, et kas meeskonnaliikmete kogemuse kontrolli talletab sellisel juhul asutuse kontaktisik, näiteks kui on vaja teha päringuid.
Ei, kõik suhtlus pakkujatega käib meie hankespetsialisti poolt ja riigihangete registri vahendusel. Et meie siis omavahel, meie hankespetsialist ja teie kontaktisik omavahel täpsustavad ja kontrollivad neid pakkumusi ja vaatavad, et kas on seal mingeid kohti, mille osas tuleb teha järelpäringuid ja kui selgub, et on, siis meie hankespetsialist teeb seda. Et tellija ei pea selles osas, teie käest me tahame lihtsalt saada seda sisendit, et kas teile vaatate peale, kuidas teile tundub, et kas seal on mingid asju vaja täpsustada või nende dokumentide ja selle info pinnalt on täiesti selge, et kõik on korras. Või on täiesti selge, et mingi dokument on üldse puudu või mingi, ma ei tea, ongi, et kui me nõuame seal mingit kindlat tüüpi kogemust, aga ta on esitanud hoopis mingi muu kogemuse, et siis see lõpeb ka niimoodi, et võib-olla ei olegi vaja seda päringut teha, et see on ilmselge, et ta ei vasta. Aga jah, et siis see turuga suhtlemine pakkujatega infovahetus on meie töö. Siis hindamiskriteeriumid. Hindamiskriteeriumid peavad siis olema seotud hankelepingu esemega konkreetselt ja nad peavad siis tagama konkurentsi. Et hindamiskriteeriumite kaudu ei tohi siis ka põhjendamatult konkurentsi piirata. See konkurentsi tagamine on, selles mõttes on oluline kindlasti see konkurentsi tagada, küll aga see konkurentsi tagamine ei tähenda ka teistpidi nagu seda äärmust, et kõik turul toimetavad pakkujad peavad igal juhul igale hankelepingule ligi saama. Et selles mõttes seal mingid, iga tingimus oma olemuselt on juba piirav, lihtsalt tuleb siis jälgida, et ta ei muutuks ebamõistlikult piiravaks. Ja kindlasti tähele panna seda, et hindamiskriteeriumid on seotud pakkumusega, ehk et selle pakutava toote, teenuse, ehitustöö, kvaliteedi või muude aspektidega ja hinnata me ei saa pakkujat. Et pakkujale on minimaalsed kvalifitseerimistingimused, aga me ei saa hinnata siis pakkujat. Et me hindame ikkagi läbi pakkumuse seda. Vahel võib olla, et see vahetegu seal ei olegi nii selge, et seal mingid tingimused kirjeldavad nii pakkumust kui pakkujat, aga et laias laastus see reegel siis on selline. Ja siis ei ole lubatud, et vastavustingimused ja hindamiskriteeriumid üksteist dubleerivad. Et kui me tahame siis vastavuses esitatud andmete alusel ka hindamist läbi viia, et siis peaks olema selgelt eristatud, et mis on see miinimumnõue, et pakkumus üldse vastaks ja kuidas siis selle nii-öelda ekstra osas me siis punkte anname või kuidas me neid ekstra väärtusi hindame. Ja kindlasti tuleb silmas pidada seda ohu kohta, et kui me ütleme, et näiteks meie jaoks ei ole oluline ainult madalam maksumus, et kvaliteet on sama oluline ja panemegi võib-olla hankedokumentidesse, et kvaliteet 50% kogu väärtuspunktidest ja hind 50% ja siis sellega me anname tegelikult pakkujatele väga selge indikatsiooni, et me ei taha seda kõige odavamat pakkumust. Me tahame head pakkumust ja me oleme valmis maksma natuke rohkem. Ja kui siis nüüd ilmneb pärast pakkumuste kontrollimise käigus, et meile on esitatud üks väga kõrge kvaliteediga pakkumus, mis on kallim kui võib-olla see kehva või minimaalse kvaliteediga pakkumus, et siis me ei saa enam nagu otsustada, et me ikkagi seda kõige kallimat ja kõige paremat ei taha, et see teine on ka päris hea ja et siis kuidagi tahaks selle esimese võib-olla tagasi lükata, kui ta ületab näiteks eeldatavat maksumust, et siis seda käiku siis enam teha ei saa, et selles mõttes see proportsioon kvaliteedi ja hinna osakaalu vahel tuleb kindlasti siis ennem läbi mõelda ja arvestada siis selle võimalusega, et kui me anname pakkujatele indikatsiooni, et kvaliteet on meie jaoks olulisem, sest meil on ka selliseid hankeid olnud tõesti, kus hind on ainult 20% ja kogu see kvaliteedi osa on 80%, et siis me anname väga selge sõnumi, et see hind on täitsa teisejärguline, me oleme nõus maksma, kui te pakute meile super head asja. Et siis me selle juurde peame ka pakkumuste hindamise käigus kindlasti jääma. Ja siis hinnatakse ainult vastavaks tunnistatud pakkumusi, et vähemalt avatud menetluse puhul, et siin nende erimenetluste puhul võib teatud juhtudel see protsessi järgnevus olla nagu erinev, aga laias laastus siis avatud menetluse puhul me kõigepealt kontrollime, et kas pakkumus vastab miinimumnõuetele ja kui vastab, siis hakkame hindama. Siis vastavaks tunnistatud pakkumused ei saa hindamisel saada kriteeriumite eest 0 punkti, välja arvatud siis juhul, kui see on konkreetselt hindamismetoodikas välja toodud. Et kui ta
ei vasta sellele mingile nõudele, et siis on ka õigus anda 0 punkti. 0 punktidega peab siis kindlasti läbi mängima need valemid, mida siis hindamiseks, et kui meil on siin erinevad need osakaalud ja punktid ja tõenäoliselt on meil siis mingi valem, mille alusel me neid väärtuspunkte arvutame, et siis peab, kui me seda 0 võimaldame ka anda, siis peab mõtlema, et kuidas see 0 seal valemis mängib, et ei osutuks või ei tekiks seda olukorda, kus see 0 pöörab selle tulemuse justkui pahupidi, et on ka seda ette tulnud. Nii vahepeal on küsimus, et kui hangitakse teenust, kas on võimalik siduda reaalse konkurentsi tagamiseks pakutud tunnihind ka tööturu tegeliku palgatasemega, et vähendada tunnihinna alapakkumusi. Ma ei tea, kas ma nüüd päris täpselt saan aru, aga üldiselt me ei saa iseenesest pakkujatele nagu pakkumuse hinna jaoks nagu mingeid lagesid või põrandaid konkreetselt ette seada, küll aga me saame siis seda kontrollida sellise oma eeldatava maksumuse järgi on ju, ja kui seal tekib see kahtlus, et tegu on põhjendamatult madala maksumusega, siis peab pakkuja suutma meile tõendada, et ta suudab siis kirjeldada, kuidas ta siis suudab sellises olukorras seda teenust pakkuda ja ise mitte pankrotti minna näiteks. Aga see on kindlasti üks keerukus, sest et eks pakkujad teatud hetkedel on valmis tegema ka mingi konkreetse lepingu saamise nimel võib-olla alla oma hinna pakkumist, aga ta on sellega läbi mõelnud, et ta suudab sellega et võib-olla tal on olulisem saada see konkreetne referents tulevikuks kui see, et ta sellest projektist kindlasti kasumit saab. Kuidas me seda nõuame? Ma saan aru, et siis on mõeldud selle alapakkumise kohta selgitust, et selle kohta on tegelikult riigihangete seaduses täitsa regulatsioon, et kui hankijal on põhjendatud kahtlus, et tegu võib-olla alapakkumisega, et siis me saame küsida pakkujalt selgitusi ja tõendeid. Loomulikult see keerukus on selles, et eks see pakkuja paberid kannatavad kõike ja nad võivad selle väga kenasti ja usutavalt ära kirjeldada, aga eks see hankija jaoks võib see kahtlus alati jääda, et kas see päriselt ka kõik nii ilus on, nagu paberitelt välja paistab. Nii, siis hindamise... Ma küsiks suuliselt juurde selle eelmise küsimuse kohta, kuna see on minu küsimus. Kas me põhimõtteliselt võime juba seda hanget koostades selle sisse kirjutada sinna, et kui meil on küsimusi selle tunnihinna pädevuse kohta või tõesuse kohta, me võime lisaküsimusi küsida, et see motiveeriks pakkujat juba mitte tegema alapakkumist? Me võime kirjutada, sest see on seadusest tulenev õigus, me võime seda igal juhul teha, aga kui see on miski, mida võib-olla pedagoogilise sättena sisse panna, et pakkujate tähelepanu tõmmata, et siis põhimõtteliselt keelatud ei ole, et hankijal on õigus küsida pakkumuse kohta alati täiendavaid küsimusi. Lihtsalt peab ka mõtlema, et me oleme enda kogemuses lihtsalt näinud, et mõnikord vaatad seda mingit pakkumust ja seda tingimust ja siis tekib selline tunne, et ei tea, küsiks äkki siis täiendavat selgitust. Aga siis see selgituse vastus tihtipeale on selline, mis ajab selle asja omakorda veel hullemini rappa, ehk et nende küsimustega peab olema ka alati ettevaatlik, et see ei pruugi meid aidata edasi, et see võib tekitada veel seda keerukust juurde. Aga jah, põhimõtteliselt sinu küsimusele vastus on kindlasti jah, et me võime seda kirjutada, sest seadus seda igal juhul võimaldab. Aitäh! Ja, palun. Nii, hindamise kohta siis veel nii palju, et kui nüüd tegu on siis kvaliteedi hindamisega, mida viib üldjuhul läbi tellija, et siis sõltub, kuidas teil endal majasisene kord ette näeb, et kas tuleb määrata hindajat või moodustatakse hindamiskomisjon, et see on erinevatel asutustel väga erinev ja meie siin selles osas mingeid nõudmisi ei sea, et see on teie oma korraldada. Küll aga on hästi oluline siis, et need hindajad peavad olema kindlasti objektiivsed ja sõltumatud. Et kui tekib see küsimus kellelgi, et pakkumusi vaadates, et oi näed, seal meeskonnas on võib-olla minul mingi tuttav või kuidagi, et siis kindlasti sellest märku anda, et meie hankespetsialistiga koos siis saab mõelda, et kas on põhjust ennast siis taandada sealt hindamisest või ikkagi saab edasi minna, et pigem me oleme soovitanud, et kui on väiksemgi kahtlus, et seal Eesti on selles mõttes väike, et me kõik oleme siin oma valdkonnas kellegiga koolikaaslased ja kursakaaslased ja endised töökaaslased, et see lihtsalt see, et ma seda inimest tunnen, ei tähenda, et see hindamine oleks siis kuidagi
mitte objektiivne, aga kui seal on ikkagi nagu sellised lähedasemad seosed, et siis kindlasti märku anda, et siis saame koos mõelda, et kas peaks taandama või on ikkagi okei siis edasi minna. Nii, kui detailne peab olema hindamise talletamine, et seda saaks pidada läbipaistvaks. Ja siit ma kohe räägin ka, et eelmise teema jätkuks veel, et siis hindajad seal protokolliga koos saavad anda siis kinnitusega oma sõltumatuse ja huvide konflikti puudumise kohta. Hindamistulemused tuleks vormistada siis eraldi protokollis ja see hindamine tuleb läbi viia selle hindamismetoodika kohaselt. Hindamismetoodikad võivad olla erinevad, aga enamasti on seal mingid punktiskaalad, kui selle tingimusega on nii, siis ta saab, ma ei tea, 3 punkti, kui on nii, siis saab 5 punkti. Ehk et selle skaala järgi tuleks tegelikult kirjeldada ära, et mis olid seda konkreetset pakkumust iseloomustavad andmed, mille tulemusel komisjon leidis või see hindaja leidis, et peaks andma just täpselt nii palju punkte sealt hindamismetoodika järgi. Ja selle protokolliga, kui see tehakse, selle hindamiseks on ka variante, et üks variant on see, et seda tehakse konsensuslikult, ehk et komisjon tulebki kokku, arutab ja vormistab ühise lõpptulemuse. Teine variant teatud juhtudel on olnud kasutusel ka see, et lepitaksegi kokku, et seal on, ma ei tea, 3 hindajat või 5 hindajat, kes teevad individuaalselt selle hindamise läbi ja siis need punktid kuidagi summeeritakse või mingi muu valemi alusel. Et neid variante on erinevad, aga igal juhul tuleks need siis mõlemal juhul protokollida ja allkirjastada siis ka nende hindajate poolt. Meie kindlasti soovitame, et kui te olete seda hindamise nagu läbi viinud ja protokolli juba vormistanud, et ärge kohe kiirustage seda allkirjastama, vaid et meie hankespetsialist kindlasti vaataks selle üle ja vaataks oma pilguga nii-öelda selle kõrvalseisja pilguga, et kas tema saab aru sellest punktide jagamise loogikast, kas need selgitused, mis seal protokollis on selged, arusaadavad ja seotud siis selle metoodikaga. Sest et eks see on niisugune tavapärane, et kui ise midagi kirjutad ja ise oma mõttega seal hästi sees oled ja oma peas on kõik hästi selge, et siis sellisele neutraalsele kõrvaltvaatajale ei pruugi nii selge olla, et siis teeksime sellise sisemise kontrolli kõigepealt enne ära, kui need otsused päriselt välja lähevad. Kuidas hangete vastavuse kontrollimisel peaks protokollima ja kes seda vastavust kontrollib? Kas seal on vaja komisjoni või seda teeb RTK? Seda teeb RTK, et me omavahel küll kindlasti suhtleme ja teie sisendit me küsime, aga protokolli või otsuse vormistab meie hankespetsialist ja tema sellega allkirjastab, et tellija esindajad vastavuse kvalli puhul midagi allkirjastama ei pea. Et loomulikult me räägime selle teiega läbi, et te olete teadlikud ja te olete nõus, et me jõuame sellisele otsusele, aga me oleme teinud selle riigihanke nagu sellise menetlemise poole võimalikult õhukeseks, et meil ongi, et hankespetsialist selle otsuse vormistab ja ta sellega ise allkirjastab ja välja saadab, teavitab pakkujaid. Et meil ei ole eraldi mingeid käskirjasid ja majasiseid kooskõlastusringe ja peadirektor ei allkirjasta mitte midagi, et see on meil hästi alla volitatud siis. Nii. Räägin, ma ei tea, kas vahepeal nüüd on kogu selle kontrollimise ja hindamise poole kohta veel küsimusi, et kui on, siis hea meelega vastan. Tundub, et ei ole. Aga siis lähen edasi tehnilise kirjeldusega. Et tehnilise kirjelduse kohta on ka siin slaidide lõpus tegelikult üks pikema koolituse link, kus me oleme siis avanud seda teemat detailsemalt, aga käin hästi üldistatult siis üle, et mida me seal tehnilises kirjelduses ootame. Et laias laastus on siis tehniline kirjeldus hankija soovide ja vajaduste kirjeldus. Ostetavate asjade kogus, kehtestatavad miinimum- ja maksimumnõuded või mingid parameetrid, kui seal on mingid näitajad, kasutusomadused, funktsionaalsed nõuded, mis iganes tingimused te näete, et on vajalik seada. Samamoodi siis tellitavate teenuste üksikasjalik loetelu ja kirjeldus ja sisu ja teenuse kasutajate kirjeldus, kui see on oluline pakkuja jaoks mõistmaks, millist teenust tal toodetakse.
Samamoodi siis ehitustööde puhul kirjeldusnõuded, kui on siis projekt, väiksemate puhul võib-olla alati ei ole, on ju. Et kõik, ütleme niimoodi, et mida põhjalikum ja ka seda tausta või üldinfot avav see tehniline kirjeldus on, seda lihtsam on pakkujal mõista, mida temalt oodatakse. Siis tehnilise kirjelduse puhul peab siis kindlasti mõtlema läbi ajakava, et võib-olla kui me ostame mingit konkreetset seadet, on nagu lihtne see ajakava, aga kui see teenus hõlmab siis erinevatel kuupäevadel tehtavaid tegevusi või koosneb mingitest etappidest või kui enne teenuse osutamist on vajalik teha veel mingid eeltööd, et siis peab hästi läbi mõtlema kogu selle ajakava. Ja kindlasti alati siis arvestada selliste väliste asjaoludega, mis võivad mõjutada lepingu täitmist ja mis ei pruugi sõltuda ei tellijast ega ka pakkujast. Et näiteks kui on vaja mingite teiste ametiasutuste kooskõlastusi siin, meil on olnud juhuseid, kus ongi olnud mingite seadmete paigaldus, riigiasutus tellib selle töö, aga selleks, et seda kõike teha, on vaja hoopis kohaliku omavalitsuse luba ja kohalik omavalitsus seda luba ei anna ja siis seal tekivad mingid viivitused, et neid on hea, kui me oskame neid ette näha ja lepingus reguleerida. Alati me ei oska, et vahel tulevad need üllatused ka sealt, kus neid tegelikult üldse oodata ei oska. Aga et siis tehnilises kirjelduses ka ära kirjeldadagi, et mis need eeltingimused on, et pakkuja teab ka arvestada, et seal mingite asjadega võib võib-olla tekkida mingeid viivitusi. Ja siis samamoodi see meeskond on ju, et läbi mõelda selle tehnilise kirjelduse koostamisel, et mis on need miinimumtingimused, mis võiks meeskonna liikmetele seada, et meil oleks see veendumus, et nad suudavad seda teenust meile nõutud tasemel siis osutada. Ja näiteks garantiitingimused, et mida see garantii hõlmab, kui pikk see garantii peab olema, mida garantii aja puuduste ilmnemisel tegema peab, mida tellija peab tegema, kuidas me ootame, et pakkuja reageerib. Et see sõltub hästi palju sellest hankelepingu esemest, aga et laias laastus tuleb siis need asjad kõik enda jaoks ette läbi mõelda. Hästi oluline on siis arvestada, et tehnilises kirjelduses ei tohi nimetada kindlat ostuallikat, protsessi, kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu ega tootmisviisi. See pikk ja lohisev lause on otse riigihangete seadusest, et see on selline absoluutne keeld. Seda võib teha ainult juhul, kui see on siis vältimatult vajalik, et tõesti hankija muud moodi seda kirjeldada ei oska, aga et siis tuleb kindlasti lisada siis sinna juurde, et või sellega samaväärne. Me oleme enamasti oma hankedokumentides sätestanud ka sellise üldklausli, et kus alati ei ole võimalik siis vältida näiteks võib-olla ka ehitustööde projektide puhul, et kui projekteerija on projekti valmis teinud, see on kinnitatud, vastu võetud ja seal kuskil on kirjas mingi, ma ei tea, värvi, mark või kood või mis iganes asi, et me ei suuda tellijatena ka alati lõpuni välistada, et seal kuskil midagi kirjas on, et siis me oleme sellise üldklausli oma hanke üldtingimustesse ka pannud, et kui see kuskil on, et siis tuleb lugeda seda täiendatuks või sellega samaväärne. Aga et parem on, kui me suudame neid tehnilisi kirjeldusi koostada niimoodi, et seda olukorda üldse ei teki. Kas hankjal on kohustus samaväärsuse miinimumnõuded välja tuua kohe, et vältida vaidlusi? Kui me oskame selle välja tuua, siis on väga hea. Lihtsalt alati ilmselt ei oska, et see samaväärsus võibki tulla mingist väga spetsiifilisest näitajast. Samaväärsus osanes näiteks OS Linux versus Windows igavesti kestev vaidlus. No just, et see samaväärsus, ütleme niimoodi, et isegi selle sama toote puhul see samaväärsus võib olla erinevatele tellijatele erinev selles mõttes, et kui hankija ise mõtleb, et tema jaoks on selle konkreetse asja puhul just see aspekt, see oluline asi, ja sellepärast ma tahan seda marki või toodet, on ju, aga et seal on ka teisi parameetreid, et siis ongi, et see samaväärsust ma tahaks hinnata selle järgi, et mis võimaldab seda funktsionaalsust tagada, et siis see võiks olla tegelikult seal juba välja toodud, on ju, et ka pakkuja saab aru, et see näitaja on see, millele ma seda samaväärselt luban, et need muud asjad ei olegi nii olulised. Mida paremini me oskame need ette näha, seda lihtsam on tulevikus, aga lihtsalt alati ei suuda, sest et need hankelepingu esemed on tihtipeale ka nii spetsiifilised ja keerulised. Siis tehniline kirjeldus peab siis tagama ettevõtjatele võrdsed tingimused pakkumuste esitamiseks.
ja ei tohi tekitada põhjendamatuid takistusi siis riigihanke avamisel konkurentsile. Ehk et tuleb mõelda iga kord, et kui me mingi iga tingimus oma olemuselt juba on piirav, aga lihtsalt, et ta ei tohi siis seda konkurentsi põhjendamatult takistada. Ehk et peab siis mõtlema, et mis on need asjad, mis meil igal juhul on päriselt olulised, et oleks täidetud ja mis asjad on siis need, mille osas me võib-olla oleme valmis ka mingeid järeleandmisi tegema. Nii, siis heas tehnilises kirjelduses on nõuded määratletud selgelt ja loogiliselt ja tuleb täpsustada, milleks ostatavat kasutatakse ja vajadusel märkida ka ära see, et mida see asi teha ei tohi, kui võib-olla mingite seadmete puhul isegi ei ole niivõrd oluline see, mida kõike ta teeb, aga on hoopis oluline see, et mida ta teha ei tohi või kuidas ta käituda ei tohi. Et see tuleks ka siis ära märkida. Ja tehniline kirjeldus peab siis kindlasti sisaldama piisavalt teavet, et pakkujad saaksid otsustada, millist liiki, millise kvaliteediga ja millise hinnaga asju nad peavad pakkuma, et see vastaks siis miinimumnõuetele. Et seadmete puhul on hästi tihti mõistlik tehagi selline tehniline spetsifikatsioonilist ja pakkuja siis ütleb, et kas mingid parameetrite vahemikud ja pakkuja siis ütleb, et millise täpsusastmega tema toode siis nendele vastab. Ja tehniline kirjeldus peab olema siis konkreetne ja ei tohi sisaldada vastuolulisi ja erinevate arusaamist võimaldavaid tingimusi. Ja kindlasti peab mõtlema selle peale, et kuidas kontrollida, kas pakkumus vastab tehnilisele kirjeldusele, et kas me laseme talle esitada vabas vormis mingi näiteks toodete puhul või seadmete puhul mingi tehnilise spetsifikatsiooni või me annamegi talle endale juba enda poolt koostatud sellise tabeli ette, kus ta lihtsalt kinnitab jah, vastab või ta peab tooma sinna need parameetrid, et need kindlasti tuleb siis enne läbi mõelda, et mis on need andmed või dokumendid, mille alusel me teame, et me saame veenduda, et need asjad siis lõpuks vastavad. Nii, vahepeal on olnud üks küsimus, et kas nõutud diplomid peab ka pakkuja meeskonna liikmetelt juurde küsima, kui valitingimuseks on sotsiaaltööalane kõrgharidus. Eestis peaks olema andmebaasist kontrollida, aga ütleme, et Eestis omandatud kõrghariduse kohta me vist üldjuhul isegi enam ei ole küsinud neid diplomid, et neid on võimalik tõesti kontrollida, aga välismaiste pakkujate puhul kahjuks meil ei ole neid avalikest andmebaasidest võimalik enamasti küsida, et siis nad peavad ikkagi esitama need. Aga see sõltub ka, kuidas me ise nüüd selle tingimuse täpselt sõnastame. Nii, ja siis ma olen siin toonud nüüd ära tabelina sellise rollide jaotuse erinevate tegevuste lõikes, et osalt me oleme tegelikult juba need teemad läbi siin arutanud, aga hankeplaani osas, hankeplaani koostame 2 etapis, et kõigepealt küsime järgmise aasta esimese kvartali kohta andmeid juba sügisel ja kogu siis järgmise aasta hankeplaani kohta küsime sisendit. Detsembris üldjuhul saadame välja selle kirja ja palume siis jaanuaris tagasisidet ja siis koostame selle hankeplaani, et teie ülesanne on siis oma hanked kõik esitada hankeplaani justi nõutud kujul ja teavitada meid, kui need andmed või kui olukord siis jooksvalt muutub. Riigihanke ettevalmistamise osas nõustame siis vajadusel turu-uuringu läbiviimisel ja lähteülesande ja tehnilise kirjelduse koostamisel ja saadame teile siis, kui teie omalt poolt selle olete töösse saatnud, saadame esialgse tagasiside ja ligikaudse ajaplaani, kuidas see riigihange kulgema hakkab. Koostame siis riigihanke dokumendid ja saadame need teile siis tagasisidestamiseks ja kooskõlastamiseks. Teie roll on siis anda meile sisendit ja tagada siis lõplike hankedokumentide nii-öelda kooskõlastamine, et siin on ka asutustel on erinevad praktikad, et puhtalt nüüd toimemudeli järgi siis RTK jaoks on oluline, et see riigihanke vastutav isik, kes meie põhiline kontakt on, kellega me seda tööd teeme, kinnitab, et hankedokumendid sobivad ja hakkame minema. Aga seda, kas teil on oma asutuses mingid kooskõlastusringid, mida te kindlasti peate eelnevalt läbima, siis seda te peate teadma ise ja vajadusel neid siis järgima.
Siis riigihanke menetlemine, et kõik tegevused, mis toimuvad riigihangete registris, hanke alustamine, küsimustele vastamine, otsuste loomine, allkirjastamine, otsustest teavitamine, kõike seda teeb siis RTK hankespetsialist. Aga teie roll on siis anda sisendit, kas on vaja küsida mingeid täiendavaid küsimusi, aidata vaadata seda tingimuste täitmist. Ehk et me päriselt ootame teilt seda sisulist tagasisidet. Kergus on ilmselt nendes kohtades, kus on näiteks meeskonna puhulgi, et kus on meeskonnas sellised valdkonna kõvad tegijad, kelle osas on see tunnetus, et me usaldame, et nad on väga tublid tegijad ja nendega võiks lepingut täita küll. Aga et see on ainult üks pool sellest, et me peame ikkagi vaatamata sellele, et nad võivadki olla supervinged tegijad oma valdkonnas. Me peame ka formaalselt kontrollima, kas nende CV-d ja asjad vastavad riigihanke tingimustele. Et meil on ka ette tulnud neid olukordi, kus tõesti oma valdkonna tipud ja nende CV-d on lihtsalt vormistatud puudulikult ja meil on tulnud need pakkujad tagasi lükata. Need on nagu ebameeldivad otsused nii tellija kui ka meie jaoks, kui me teame, et see inimene tegelikult on väga tubli ja kogenud, aga et see riigihange on ikkagi selline formaalne protsess, et ka need dokumendid peavad olema korrektsed siis. Ja hindamise koha pealt ka, et me siis, kui on kvaliteedi hindamine, et siis seda sisulist hindamist ootame teie poolt. Et loomulikult me nii palju, kui me oskame, me aitame ja suuname, aga et see põhiline valdkondlik teadmine on ikkagi teie juures. Nii ja siis igasugused muud tegevused, et RTK vormistab riigihanke muutmised, dokumentide muudatused, kui on vaja, ja koostame hankemenetluse lõpus siis teile sellise kokkuvõtte. Kui peaks juhtuma, et esitatakse vaidlustused, siis vaidlustustega tegeleme ka meie. Küll aga kui on jällegi mingit sisulist infot vaja, et siis me kindlasti küsime teie sisendit ka. Siis meie vastutada on see, et kogu riigihange oleks läbi viidud riigihangete seaduses sätestatud nõudeid järgides. Ja nõustame siis ka erinevate teemadega, nii erandite kasutamisega, lepingu muutmise lubatavusega, väikeostude, väikehangete läbiviimisega. Neid me siis küll ise ei vii, aga kui seal on mingeid küsimusi, võib-olla ennekõike selles osas, et kas tegu üldse on väikehankega või peaks olema viidud mingi menetlus RKR-is läbi, et siis selles osas nõustame. Ja teie roll siis ongi anda siis sisendeid või esitada neid küsimusi ja olla siis ise ka aktiivselt andma märku, kui teil on mingi mure, mille osas te meie abi vajaksite. Et üldiselt on meie enda nägemus see, et meil kogu see koostöö võikski käia selliselt, et meie hankespetsialist on justkui teie enda asutuse hankespetsialist, et nii nagu osades asutustes on varasemalt ju olnud oma majas hankespetsialistid, et see suhtlus meiega peaks toimima täpselt samamoodi, et ta oleks võimalikult vahetu ja selline sujuv, et ei pea mõtlema kuidagi formaalseks seda, et jah, me oleme küll erinevates ametiasutustes juriidiliselt, aga et selles riigihanke projektis nii-öelda me oleme üks meeskond ja meil on tegelikult mõlemal sama eesmärk. Lihtsalt võib-olla vahepeal need nägemused lahknevad või see sisuline soov ja vajadus ja kuidas ta siis selle RHS-i valguses ka sõnastatud saab. Et seal võivad vahepeal tekkida sellised vastuolud, aga üldiselt on meie eesmärk aidata see riigihanke protsess võimalikult valutult läbi teha, nii et te saaksite võimalikult kiiresti ja headel tingimustel lepingusse ja saaksite siis seda päris asja teha. Et riigihange ei ole eesmärk omaette, et eesmärk on ikkagi mingi suurem tegevus, mille jaoks see leping sõlmitakse. Et seda lihtsalt siis hoida meeles. Ja hankelepingute puhul meie aitame või koostame siis selle lepingu projekti, aga lepingu sõlmib enamasti siis asutus ise, välja arvatud siis teatud juhtudel, kui on mingid suured raamlepingud, et siis mõnikord teeb RTK ka. Aga me ühtlasi siis nõustame ka lepingu muutmise teemadel, et kui on nüüd see leping sõlmitud ja lepingu täitmise käigus ilmneb, et on vaja lepingut muuta, siis kindlasti võtke meiega ühendust, et andke märku. Ja arutame läbi, et see lepingu muutmine riigihangete seaduse valguses on väga rangelt reguleeritud, ei tohi igasuguseid muudatusi teha, et me saame aidata vaadata, et kas ja mis võimalused seal muutmiseks on ja ka näiteks juhul, kui tekib olukord,
pakkuja ei täida lepingut nõuete kohaselt, et siis kindlasti peab silmas pidama, et ei tohi teha mingeid kokkuleppeid pakkujaga või vaikides lasta sellel pakkujal seda lepingut valesti täita. Et eriti oluline on see, kui on välisrahastusega hanked, et sellest pärast tuleb palju pahandust. Et siis tulekski vormistada, kas kasutada õiguskaitsevahendeid, vormistada näiteks täiendava tähtaja andmine pakkujale või teatud juhtudel ka teha leppetrahvi. Aga seda siis saame vaadata, et mis see olukord siis täpselt on, et kas ta siis rikub seda lepingut või ta täidab seda teisiti võib-olla hoopis tellijast tulenevatel asjaoludel. Kas väikehanke puhul on samuti keelatud lepingu muutmine, muudatused, mis ei mõjuta sisu ega hinda? No ütleme niimoodi, et mitte olulised muudatused on lubatud tegelikult kõikide hankelepingute puhul, aga eks väikehangete puhul ka need riigihangete üldpõhimõtteid peaks ikkagi järgima, et seal ei tekiks väga suuri siis selles mõttes nagu lahknevusi. Näiteks uuringu puhul eduka pakkujaga on lepingu läbirääkimised, milles pakkuja palub lisada säte, et nad tohivad uuringu tulemusi kasutada oma edasises töös. Jah, ütleme niimoodi, et need ongi läbirääkimised, et väikehanke puhul on läbirääkimiste pidamine täiesti okei, et ma selles osas ei näe probleemi. Nii küsimus, et kas täiendav tähtaeg peab jooksma leppetrahviga käsikäes? Ütleme niimoodi, et hankeleping küll sõlmitakse riigihanke tulemusena, aga ta tegelikult on ikkagi võlaõiguslik leping, ehk et ta on kas siis töövõtuleping või käsundusleping või müügileping ja talle kohalduvad võlaõigusseaduses vastava lepingu liigi sätted. Ehk et üldjuhul tegelikult, kui anda täiendav tähtaeg, siis ei pea panema kohe peale ka leppetrahvi, et see on tegelikult hankija õigus ja peabki vaatama esiteks seda, et kuidas lepingu sõnastus on olnud, aga teiseks siis seda võlaõigusseadust ka, et ega võlaõigusseadus ka ei näe ette, et igal juhul seda leppetrahvi tegema peab. Ma tean, et siin on ka see praktikat natukene selles mõttes mõjutatud võib-olla välisvahendite kontrollist, et siin on olnud mingeid otsuseid, kus see leppetrahvi tegemata jätmist on käsitletud hankelepingu lubamatu muutmisena, aga selles osas ka minu meelest on see seisukoht läinud natukene leebemaks, et ennekõike peabki vaatama, mis lepingus kirjas on ja kuidas hankija on siis reageerinud, et kui hankija on ikkagi selgelt reageerinud sellele lepingu teisiti täitmisele ja öelnud, et me peame seda lepingu rikkumiseks ja anname täiendava tähtaja, et siis ei pea, ütleme, et ka võlaõigusseadus ei eelda, et sa kõik õiguskaitsevahendid korraga rauda lööd, on ju. Et lõpuks peab ikkagi hankija ka mõistlikult käituma. Nii, kui tehnilises kirjelduses on koostaja viga, mida pakkujad ei suuda pakkuda, näiteks tõlkes on miskit moondunud või selles on tekkinud uus täitmata nõue, reaalne, kui tegemist on väga tehniliste seadmete hankega, kas on lahendatav? Hästi raske on niimoodi öelda, et ma ei kujuta ette, et kui suure kaaluga või kui palju ta mõjutab nüüd hinda ja selle lepingu täitmist üldse. Et kui sul on praegu mingisugune päris kaasus laual, et siis võib anda eraldi märku, et saame sinna kaasa mõelda, et ma niimoodi sellist universaalset vastust sellele küsimusele kahjuks on hästi raske niimoodi anda praegu. Nii, aga siis muud toimingud RHR-is näiteks, et ongi kõik need lepingu lõppemise andmed, need me esitame ise, aga siis ongi teie poolt oluline peale lepingu lõppemist saata meile lepingu lõppemise andmed ja lepingu tegelik maksumus ja tehtud muudatused ja lõpu tähtaeg, et need on siis kohustus seaduse järgi panna riigihangete registrisse, et meie sellega tegeleme, aga see sisend tuleb siis enamasti teilt. Nii, ja siis ma panin siia varasemate koolituste lingid. Need on kõik need 3 koolitust on eelmise aasta lõpust, ehk et nad on üsna värsked ja igati täna ka aktuaalsed ja ajakohased, et siis saab neid juurde vaadata, kui tekivad mingid küsimused, aga alati võib võtta meiega ühendust ka, kui on mingid konkreetsed kaasused laual, et saame peale vaadata. Ja siia ma panin siis mõned kasulikud lingid veel. Riigihangete korraldamise toimimudel, see on siis RTK nõukoja poolt heaks kiidetud ja peadirektori käskkirjaga kinnitatud. RTK nõukoda
koosneb siis kõikide ministeeriumite esindajatest, ehk et on üsna laiapindne. Panin siia ka RTK hankeplaani, et saate siis üle vaadata, et millal teie hange töös peaks jõudma ja mis te sinna kirja olete pannud. Ja kui näete, et need andmed täna ei ole enam ajakohased, et on ilmselt uusi asjaolusid, et siis andke meile kindlasti teada. Siin on siis ka Rahandusministeeriumi riigihangete juhiste link ja samuti riigihangete registri link. Riigihangete registri koha pealt veel võib-olla nii palju, kuna siin on täna ka kindlasti neid inimesi, kes ei ole varasemalt meie kaudu hankinud, et me hea meelega paneme alati teid ka riigihangete registris selle riigihanke juures hankemeeskonda, ehk et te saate ise registris olla ka näha kõiki neid pakkumusi, näha seda infovahetust, et ei pea kuidagi ootama, et siis kui hankespetsialist jõuab teile mingit infot edastada, et te saate seal ise ilusti olla kogu aeg juures. Ja kui teil on mingitel põhjustel probleeme sinna registrisse ligipääsuga, et siis võib ka anda märku, et me saame aidata selles osas. Kas hanke eest vastutav isik ja asutuse poolne kontaktisik peaksid olema samad või võivad olla ka erinevad? No üldiselt on niimoodi, et meil on iga asutusega, kellele me siis teenust osutame, on kokku lepitud selline üldine kontaktisik, ehk et see, kellega me vahetamegi siin olulist infot, kelle kaudu kogume hankeplaani sisendit ja muid asju. Ja siis on iga riigihanke eest vastutav isik, ehk et meie jaoks see inimene, kes päriselt hakkab seda riigihanget tehnilist kirjeldust tegema ja kellega meie saame selle info, et need võivad kattuda, aga võivad ka mitte kattuda, et see on kuidas ta ise enda majas korraldatud on. Meie jaoks ei ole otseselt oluline, meie jaoks on lihtsalt oluline, et seal taga oleks inimene, kes on päriselt olemas ja kelle ülesanne see päriselt on. Nii kumb on kontaktisikuks lähteülesandes? Lähteülesandes on kontaktisikuks ikkagi see inimene, kes päriselt selle tehnilise kirjelduse kokku paneb ja kellega me seda riigihanget koos tegema hakkame, mitte see asutuse üldkontakt. Nii, ja siis ma olen siia ära toonud ka RTK olulised kontaktid, et see üldine koht, kuhu saata nõustamispäringud, kui teil on mingid küsimused ja kuhu saata lähteülesanne ja tehniline kirjeldus, et selleks aadressiks on siis hanked@rtk.ee. See on meie kogu osakonna hallata postkast, et sealt me saame kõige kindlamini info alati kätte, kui on mingid asendamised, puhkused, mis iganes, see on kõige kindlam koht, siis iga konkreetse riigihankega määratakse teile hankespetsialist, et kui te saadate selle lähteülesande nüüd sinna hanked@rtk.ee, siis sealtkaudu tuleb teile teavitus, et kelle töölauale see konkreetne hange on suunatud ja siis selle hanke raames on üldiselt see konkreetne inimene siis teie kontaktiks. Ja me oleme määranud ka igale asutusele, kes meie klient on, sellised üldkontaktid, kes on siis meie talituse juhatajad ja selle kohta on siis info olemas meie koduleheküljel. Need, kes on juba pikemaajalised kliendid, et neil ilmselt on teada ka need kontaktid, aga kes ei tea või kes vajab meeldetuletamist, et siis on need sealt leitavad. Ja minu poole võib ka alati pöörduda mis iganes murede ja rõõmudega, et kui on midagi, mida tahaks jagada, nii positiivset tagasisidet kui ka konstruktiivset kriitikat, et kõik on oodatud. Et ega meie eesmärk on tegelikult ju pakkuda head teenust, millest teil on abi ja kui te näete, et mingid asjad võiksid olla või saaksid olla paremini, et siis see tagasiside on igal juhul väga oodatud alati. Nii, aga nüüd ma lõpetaksin oma ettekande, et ma ei tea, kas on veel mingeid küsimusi, mida tahaksin kohe vahetult selgeks rääkida. Tundub, et vist ei ole. Aga kui küsimusi tekib, siis julgelt võtke ühendust, et kui teil on juba oma riigihange töös ja teil on oma hankespetsialist määratud, et siis kindlasti kõik meie hankespetsialistid hea meelega aitavad ja kui on, ma ei tea, tänase pinnalt niisugust üldiseid küsimusi veel, et ei olegi veel jõudnud üldse oma hankega nii kaugele, et siis võite julgelt mulle ka märku anda. Et hea meelega siis aitame. Nii, oli veel kellelgi käsi püsti? Nii, Sandra tahtis, jah?
Jaa, ma ei tea, kas mu küsimus mu peas on veel ennast selgelt formuleerinud, aga ma proovin, mul jäi endal natukene segaseks see lepingu muutmise osa, enne kui leping on sõlmitud, et ma sain aru, et mingis mõttes see on täiesti keelatud, aga samas, kui need muudatused ei mõjuta näiteks sisu ega hinda, siis mingid lepingu läbirääkimised on justkui nagu ka okeid. Ütleme niimoodi, et enne hankelepingu sõlmimist, kui meil on, siin nüüd tuleb eristada, et kas meil on olnud riigihangete registris avalikult välja kuulutatud riigihange, et väikehanked on natukene selles mõttes eraldi teema, sest et seal lihtsalt need kohalduvad sisuliselt ainult oma hankekord ja üldpõhimõtted, et seal seda mänguruumi on nagu rohkem. Aga kui meil on olnud avatud menetlus riigihankes, et siis enne lepingu sõlmimist mingeid läbirääkimisi see on täitsa seaduses kirjas, et läbirääkimiste pidamine ei ole lubatud. Et siis tohib täpsustada ainult tõesti, kui seal on mingid, ma ei tea, trükivead, ma ei tea, nummerduse vead, mingid sellised tehnilised aspektid. Aga kui nüüd on väikehange, et seal on see läbirääkimiste ruum, läbirääkimist väga okei, on lubatud. Oluline lihtsalt ongi siis vaadata, et seda turgu kohaldatakse võrdselt, et kui sul on mitu pakkujat, et siis neid läbirääkimisi võrdselt pidada siis kõikidega. Et nad oleksid samadel alustel siis saanud kaasatud. Et isegi kui tegelikult edukas pakkuja on juba selgitatud väikehankes ja seejärel alles ta tegelikult soovib lepingu läbirääkimisi pidada? No siis peab mõtlema, et kas need asjad, mille üle ta läbirääkimisi soovib pidada, on nagu sellised, mis tegelikult võiksid mõjutada üldse seda edukust, on ju. Et võibolla kui ta tahabki seal täpsustada mingeid teenuse miinimumnõudeid ja öelda, et ma tahaks seda ja seda mitte teha, et siis tekib see küsimus, et see hinna mõttes on ju, et kui teised ka teaksid, et neid ei pea tegema, et siis see teiste hind oleks ju ka midagi muud tõenäoliselt. Et seda peab nagu kaaluma, aga väikehanke puhul on kindlasti hankijal see menetlusreeglid nagu leebemad ja saab rohkem sellist kainet mõistust lihtsalt kasutada, aga oluline on kindlasti need üldpõhimõtted kohalduvad ja et seal selles mõttes seda peab ikkagi meeles pidama. Ja eriti kui on välisvahendid ka, et siis ka see üldpõhimõtted võib-olla see kontroll on nagu siis rangem kui siseriiklike vahendite puhul, aga ka siseriiklike vahendite puhul tegelikult igal juhul, et seda üldpõhimõtted kohalduvad igal juhul ja oma asutuse sisene hankekord ka. Sai palju selgemaks, aitäh sulle. Ja palun. Nii, kui on veel küsimusi, siis hea meelega vastan. Tundub, et vist ei ole. Aga aitäh kõigile, et pidasite vastu peaaegu 2 tundi siin minu monoloogi ja aitäh kõigile, kes on siin chatis ka tagasisidet andnud, et ma väga loodan, et igaüks, kes siin seda aega panustas sellele kuulamisele, sai vähemalt mõne uue mõtte või kasuliku infokillu, et ei olnud maha visatud aeg ja saadan hiljem kõigile siis selle lingi koolituse salvestusega ja kõik need materjalid ka nii selle slaidis esituse kui ka uuesti siis lähteülesande vormi ja siin ettekandes sees on need lingid ka, et siis saate sealt kõik need olulise info kätte. Aga igal juhul suur aitäh teile ja jõudu tööle, et rõhutan siis veel kord, et need riigihanked on meie ühine koostööprojekt ja meil tegelikult suures pildis on sama eesmärk, et meie lihtsalt üritame siis seda hanke poolt katta, et teie sisuinimestena saaksite oma neid suuri ja olulisi sisulisi ülesandeid täita. Et igal juhul siis meeldivat koostööd.